On üks hetk sõja ajaloos, mis räägib rohkem Ameerika õhuvõimu ja Iraani vananeva lennukipargi vahelistest erinevustest kui peaaegu miski muu. Aga see ei juhtunud Lähis-Ida konfliktis, mis algas 2023 aastal. Ei, see juhtus 10 aastat varem, 2013 aastal, Pärsia lahe rahvusvahelistes vetes. Ja mitte ainult, et kogu vahejuhtum, kus Iraani poolt juhitud vananenud Ameerika hävitaja läks vastamisi tollase ühe kõige arenenuma USA hävitajaga, kestis vaid mõne minuti, vaid see lõppes ka ilma ühegi lasuta. Mis siis tegi selle nii uskumatuks? Sa saad kohe teada. Nüüd, et täielikult mõista, mis tegi selle kohtumise nii erakordseks ja mida see Iraani sõjalise olukorra kohta paljastab, täna peame minema tagasi isegi kaugemale kui see juhtum ise, Iraani ajalukku, et mõista, kuidas nad jõudsid selleni, et lendavad aastakümneid vanade Ameerika hävitajatega oma kaasaegsemate vastaste vastu. See on lõppkokkuvõttes lugu globaalsest geopoliitikast ja ebamugavast olukorrast, milles Iraan on viimased aastakümned olnud. Aga alustame juhtumist. Oli märts 2013. Ameerika Ühendriikide MQ-1 Predator droon viis läbi luure- ja seiremissiooni umbes 16 miili kaugusel Iraani rannikust rahvusvahelises õhuruumis. Predator ei ole mingil juhul hävituslennuk. See on pikk, salepropelleriga platvorm, mis on mõeldud vaatlemiseks, jälgimiseks ja võimalusel ühe sihipärase löögi andmiseks. Kuigi seda liigitatakse mehitamata õhuvõitlusvahendiks, seisnevad selle tegelikud lahinguvõimed kaugmaa rakettide kasutamises õhk-õhk tüüpi rakettidega, mitte õhulahingutes. Lisaks ei suuda droon lennukist kiiremini lennata, arvestades, et selle tippkiirus on umbes 135 miili tunnis. Kuid see näeb palju ning see muutis selle sihtmärgiks. Nüüd, pärast drooni märkamist, saatis Iraani õhuvägi õhku 2 F-4 Phantom hävitajat, et seda vahele võtta. Phantom on 2 mootoriga ülehelikiirusega lennuk, millel on iseloomulik haigala meenutav profiil ja ajalugu, mis ulatub tagasi 1950. aastate lõppu. Omal ajal oli see Ameerika õhuväe tööloom Vietnami sõja ajal ning Iraan sai neid reaktiivlennukeid Ameerika Ühendriikidelt suures koguses enne, kui kõik 1979 aastal muutus. 2013 aastaks olid need samad lennukikered, mis olid nüüdseks ligi 50 aastat vanad, endiselt ühed parimad, mis Iraani lennuväel kasutada olid. Tehniliselt oli riigil endiselt umbes 40 F-14 hävitajat, mis olid ühe põlvkonna võrra uuemad ja paremad õhuülekaalu hävitajad. Kuid nende kahe seas peetakse F-4 manööverdamisvõimelisemaks. On ka võimalus, et Iraan kaalus vanemate lennukite kasutamist selleks, et vähendada riski ja kulumist uuematel ning võimekamatel lennukitel, eriti kuna ohuks oli vaid droon. Nii tõusidki 2 neist Predatorile vastu, üks jäi tahapoole, samal ajal kui teine liikus lähemale, et see vahele võtta. Mida kumbki Iraani piloot ei teadnud, oli see, et seal üleval oli juba üks teine piloot. Lieutenant Colonel Kevin Sutterfield, kutsung Showtime, lendas läheduses F-22 Raptoriga ja tema ülesandeks oli Predatori saatmine. See oli osa poliitikast, mille USA õhujõud olid vaikselt kasutusele võtnud pärast varasemat juhtumit 2012 aastal, kui paar Iraani Su-25 ründelennukit avasid rahvusvahelises õhuruumis drooni pihta tule. Sellest ajast alates pole ameeriklased enam droone Pärsia lahe kohal üksi lennutanud. Mõnikord oli saatjaks paar FA-18 Super Hornetit lähedal asuvalt lennukikandjalt. Sel konkreetsel päeval oli selleks F-22. F-22 on ühe programmi tulemus, mis sai alguse 1980-ndatel, kui Ameerika kaitseplaneerijad hakkasid muretsema Nõukogude lennukiprogrammide pärast ja vajasid neile vastamiseks paremat hävitajat. Tulemuseks oli Advanced Tactical Fighter Program, mis lõpuks tõi kaasa Raptori loomise ja ning Raptor alustas teenistust 2005. aastal. Isegi praegu on see enamiku usaldusväärsete näitajate järgi parim õhuülekaalu hävitaja, mis eales ehitatud. See on alguses peale kujundatud nähtamatuks. Iga nurk, iga pind, iga sisemine õõnsus on konstrueeritud nii, et radarilained hajuksid vaenlase vastuvõtjatest eemale. Selle 2 Pratt & Whitney F-119 mootorid toodavad piisavalt tõukejõudu, et viia see läbi helibarjääri, ilma järelpõletita. Seda võimet nimetatakse superkruiisiks ja mis võimaldab tal säilitada suurt lennukkiirust ilma järelpõleti tohutu kütusekulu ja infrapunajäljeta. Relvi kannab see lennuk sisemiselt tihedalt sobituvate relvaruumide uste taga, mis avanevad lahingu ajal vaid murdosa sekundiks ja sulguvad siis uuesti, säilitades kogu aeg lennuki madala märgatavuse profiili. Ja selle avionika on loodud nii, et sensoriandmete lõimimise ja elektroonilise sõjapidamise süsteem annab piloodile lahinguväljast ülevaate, millega teised lennukid lihtsalt ei suuda võistelda. Kuigi F-4 lennukid said mõningaid moderniseerimismeetmeid, toimusid viimased impordid USA-st 1970. aastate alguses, 40 aastat enne seda juhtumit.
ja jah, Iraan jätkas Hiina, Vene või isegi omamaise disaini kasutamist, et moderniseerida vananevat F4E platvormi. Aga fakt on see, et F4 on endiselt 3. põlvkonna hävituslennuk, samas kui F22 kuulub 5. põlvkonda. Kui Showtime jälgis, kuidas juhtiv F4 Predatorile lähenes, ootas ta. Seejärel, olles kindel, et tema hävitaja oli Iraani radarile praktiliselt nähtamatu, tegi ta midagi erakordset. Ta lükkas oma Raptori F4 alla nii lähedale, et nägi seda selgelt ja mis veelgi tähtsam, nii lähedale, et eristas relvakandurid ja sai hinnata, mida Iraani piloot kandis. Iraani piloot ei aimanudki, et see kõik toimub. Raptori stealth-süsteemid tegid täpselt seda, milleks need loodud olid. Showtime vaatas relvastuse üle, tõmbus tagasi ja tegi oma käigu. Ta keeras vasakule, tõusis kõrgemale ja libistas oma lennuki F4 kõrvale, ilmudes Iraani piloodi vaatevälja justkui ei kusagilt. Me võime vaid ette kujutada, milline šokk see hetk Iraani piloodile oli. Istud rahulikult kokpitis ja äkitselt on sinu kõrval masin, mis pidi olema nähtamatu. Ja siis muutis Showtime kogu selle olukorra tõeliseks etenduseks. Ta vajutas raadionuppu, võttis ühendust Iraani piloodiga ja ütles külmavereliselt: "Te peaksite tõesti koju minema." Ja nii nad tegidki. Mõlemad F4-d pöördusid lihtsalt ümber ja lahkusid, ilma lahingukontakti või igasuguse eskalatsioonita. Kogu missioon muutus suhteliselt vaikseks demonstratsiooniks sellest, milline näeb välja 5. põlvkonna õhuvõimsus, kui see tegutseb vananenud lennukipargi vastu. Nüüd, et mõista, miks see lõhe on nii suur ja miks Iraan on endiselt sõltuv lennukitest, mis olid juba vanad, kui Showtime õppis lendama. Me peame uurima mõlemat masinat üksikasjalikult ja seejärel jälgima pikemat ajalugu, kuidas Iraan sellisesse olukorda sattus. F4 Phantom 2 lendas esimest korda 1958 aastal. Selle kavandas McDonnell Aircraft Corporation, hiljem tuntud kui McDonnell Douglas, Ameerika Ühendriikide mereväe jaoks algselt laevastiku kaitsetõrjelennukina, kuid sellest sai üks kõige mitmekülgsemaid ja laialdasemalt kasutatud reaktiivlennukeid külma sõja ajastul. Vietnami sõja ajaks kasutasid nii merevägi kui ka õhuvägi seda lennukit kõigeks, alates õhu ülekaalu saavutamisest kuni maapealsete sihtmärkide ründamise ja luuretegevuseni. See suutis lennata kiirusel Mach 2,23 kõrgusel, mis tegi sellest tol ajal ühe kiireima lennuki. Kuid võib-olla veelgi olulisem oli selle võimsus. Sellel oli vähe piiranguid, mis oleksid võinud tegelikus lahingus ilmsiks tulla. Varastel versioonidel puudus sisse ehitatud kahur, mis kajastas doktriini, mis osutus õhk-õhk-rakettide töökindluse suhtes ohtlikult optimistlikuks. Hiljem lisati kahur. Kuid mõneks aastaks oli see üks nõrgemaid lähivõitluse lennukeid just seetõttu, et see tugines rakettidele. Lisaks vajas reaktiivlennuk ulatuslikku hooldust ning selle radar, mis oli oma aja kohta arenenud, oli suur mehaaniliselt skaneeritav antenn, mis tekitas märkimisväärse radari ristlõike ja oli häirete ning segamise suhtes vastuvõtlik. Kuigi see muutis lennuki lõpuks kaardetuks, hakkas 1970. aastateks Phantom Ameerika teenistuses juba asenduma spetsialiseeritumate platvormidega. F-15 Eagle võttis õhuülekaalu rolli üle 1976 aastal. F-16 Fighting Falcon saabus mitmeotstarbeliseks kasutuseks 1978 aastal. Phantom eemaldati järk-järgult Ameerika esirindeteenistusest ja lõpuks lõpetati selle kasutamine täielikult 1990. keskpaigaks. Tänapäeval lendab USA õhujõud peamiselt F-22 ja F-35 lennukitega, samas kui vanemaid lennukeid nagu F-15 ja F-16 kasutatakse endiselt mõnevõrra nende madalama üldkulu tõttu ning seetõttu, et ei soovita uut lennukit kasutada pealiskaudseks missiooniks. F4 ainus koht USA pinnal on muuseumides, kuid Iraanis on needsamad hävitajad endiselt kasutusel, vähemalt paberil, sest Iraanil pole olnud võimalust neid asendada. Võrdluseks, F-22 Raptor esindab 60 aastat lennundusinseneeria arengut. Selle radari peegelduspind on hinnanguliselt umbes sama suur kui teraskuulil. See on vaid väike osa sellest, mida isegi kaasaegne 4. põlvkonna hävitaja vaenlase radarile näitab ning tohutu, lausa raskesti hoomatav vähenemine võrreldes Phantomiga. Selle sensoori andmete koondamine integreerib teavet nii oma radari, passiivsete infrapunaandurite kui ka andmeside kaudu saadud info teiste lennukite ja maapealsete jaamadega. See esitab piloodile sünteesitud ühtse pildi, mitte eraldi süsteemide toorandmeid. Lennuki sihtimissüsteem suudab jälgida mitut sihtmärki korraga, rünnata kaugelt AM-120 Ambram rakettidega, mis lastakse välja sisemistest relvakambritest ja teha seda kõike, jäädes samal ajal vastaste lennukite jaoks praktiliselt nähtamatuks. Nägemisulatusest väljaspool toimuvas lahingus ei pruugi Iraani F4 piloot isegi teada, et F-22 on samas õhuruumis enne, kui rakett on juba õhus. Ja isegi lähivõitluses on Raptor sama domineeriv.
selle tõukejõu suunamisega tüüsid võimaldavad tal mootorite heitgaase suunata, et kontrollida lennuki asendit sõltumata lennukiirusest, andes sellele märkimisväärse manööverdusvõime madalatel kiirustel. Kui F4 läheks lähivõitluses pöörlemislahingusse F-22-ga, keeraks F-22 oma agressiivsema manööverdamisega selle kohe välja. Aga loomulikult ei jõuaks see lahinguni ilma, et teda enne avastataks. Kuid miks Iraan ikkagi endiselt F4-sid kasutab? Põhimõtteliselt sellepärast, et Iraan ja USA lakkasid omavahel läbi saamast. Enne aastat 1979 oli Iraanil tegelikult üsna positiivne suhe Ameerika Ühendriikidega, mis hõlmas ka sõjavarustuse tehinguid. Iraani šah Mohammad Reza Pahlavi oli kogu külma sõja vältel Ameerika Ühendriikide lähedane liitlane ning järjestikused USA administratsioonid pidasid tugevat Iraani sõjaväge stabiliseerivaks jõuks piirkonnas, mis oli peaaegu pidevalt laiaulatusliku sõja äärel. Nii voolasid Ameerika relvad Iraani tohututes kogustes, sealhulgas tankid, helikopterid, sõjalaevad ja lennukid. Selle tulemusena oli Iraani keiserlik õhuvägi piirkondlike standardite järgi erakordselt hästi varustatud. Oma tipul opereeris Iraan üle 200 F4 Phantomiga mitmes variandis, samuti F5 Tiger tüüpi hävitajatega. Ja oli tegelikult esitanud tellimuse tolleaegse tipptasemel F-14 Tomcati jaoks, mis oli muudetava tiivaga mereväe püüdurhävitaja, mis sai hiljem kuulsaks filmi Top Gun kaudu. Enne revolutsiooni toimetati Iraanile tegelikult umbes 80 F-14 lennukit. Iraan sai ka varuosi, torustikke ja mis veelgi olulisem, väljaõpet. Ameerika instruktorid töötasid koos Iraani pilootidega, õpetades taktikat ja hooldust sellisel tasemel, millega vähesed teised piirkonna riigid suutsid sammu pidada. Siis toimus Islami revolutsioon 1979. Aastal kukutati Shah Pahlavi. Ameerika saatkond hõivati ja 52 diplomaati hoiti pantvangis 444 päeva. Washingtoni ja Teherani suhted lagunesid üleöö ning relvade tarnimine katkes. Varsti pärast seda lõppes varuosade tarnimine ning kui Ameerika nõustajad revolutsiooni alguses lahkusid, jäi Iraani õhuvägi ühe kõige moodsama lennukipargiga Lähis-Idas, kuid täiesti ilma võimaluseta seda ülal pidada. Ajastus ei saanud Iraani jaoks olla halvem. Aasta jooksul tungis Iraak kallale. Iraani-Iraagi sõda, mis kestis aastatel 1980 kuni 1988, oli kurnav ja katastroofiline konflikt, mis nõudis mõlemal poolel 100 000 inimelusid. Iraani õhuvägi võitles selle sõja ajal vapralt, kusjuures F-14 ja F-4 lennukid esinesid varustuskriisi arvestades paremini, kui paljud ootasid, kuid laevastiku kaotused olid rängad. Lennukeid kaotati lahingutes ning teisi kasutati varuosadena, et ellujäänud saaksid edasi lennata. Sõja lõpuks oli sadadesse ulatunud laevastik vaid varjuks oma endisest suurusest ning iga alles jäänud lennuk oli nüüd aastaid vanem ja raskemini hooldatav. Ilmselge küsimus on siis, miks Iraan ei saanud neid lennukeid lihtsalt asendada? Revolutsioonist on möödas üle 40 aasta. Võiks arvata, et selle aja jooksul oleks Iraan võinud hankida kaasaegseid reaktiivlennukeid kuskilt näiteks Venemaalt või Hiinast. Vastus on keerulisem, kui esmapilgul paistab ja see puudutab Iraani tegeliku sõjalise olukorra tuuma. Aga enne kui me sellesse süveneme, kindlasti telli The Military Show kanal. Pakume põhjalikke analüüse ajalooliste sündmuste kohta ning jälgime ka uusimaid arenguid ülemaailmses geopoliitikas. Nüüd, et vastata küsimusele, kuidas Iraan jäi vananenud F-4-dega, alustame Venemaast, kuna seda nimetatakse sageli Iraani toetajaks ja Ameerika mõju vastukaaluks piirkonnas. Ja selles on oma tõetera, sest Venemaa on müünud Iraanile õhutõrjeraketisüsteeme, sealhulgas S-300, mis parandas oluliselt Iraani maismaapõhiseid õhutõrjevõimekusi. Vene ja Iraani huvid on samuti Süürias kattunud, et seista vastu Iisraeli ümbritsevale läänekorrale, kuid sellel suhtel on olulised piirid, mida sageli eiratakse. Venemaa on olnud märkimisväärselt tõrges müüma Iraanile kaasaegseid lahingulennukeid. Selle põhjused on strateegilised. Moskval on vaja tasakaalustada omaenda piirkondlikke huve. Pärast 1990. aastat oli Iisrael Venemaa maagaasi suur ostja, see suundumus lõppes alles pärast sanktsioone 2022 aastal. See tähendas, et tal võis olla Moskvas märkimisväärne mõjuvõim. Iraani varustamine kaasaegsete hävituslennukitega tekitaks tõsiseid komplikatsioone nii Iisraeliga, laheäärsete riikidega kui ka Venemaa laiemate diplomaatiliste positsioonidega. S-300 müük ise viibis aastaid just sellise surve tõttu ning hävituslennukid nagu MiG-29 või Su-30 moderniseeriksid üldiselt Iraani õhuväge ja seeläbi avaldaksid kaudselt rohkem survet Iisraelile. Venemaa peab samuti selles piirkonnas põhimõtteliselt lääne suurriikide suhtes ettevaatlikult klaveerima. Kui USA ja tema liitlased usuvad, et Venemaa ületab Lähis-Idas oma piire, võidakse talle kehtestada veelgi rohkem sanktsioone. Muidugi muutus see kõik 2014 aastaks ebaoluliseks, kuid enne seda valitses selline hoiak.
2022 aastal nõustus Venemaa põhimõtteliselt tarnima Iraanile Su-35 hävitajaid. Kuid 2025 aasta seisuga ei olnud ühtegi töökorras lennukitarnet kinnitatud. Mõned lekkinud dokumendid viitasid sellele, et Venemaa ehitas kuni 16 lennukit, mis olid mõeldud tarnimiseks aastatel 2025-2027 ja mille eest oli juba tasutud. Kuid Ukraina sõja asjaolud on muutnud Venemaa sõjalise ekspordi teistele riikidele märkimisväärselt keerulisemaks. Hiina on samuti tarninud piiratud koguses suhteliselt vananenud süsteeme. Iraan on püüdnud arendada omaenda lennukeid kodumaal. Heise-Kosa kergehävitaja, mille kohta väidetakse, et see on tuletatud Ameerika F-5-st, on saanud palju avalikku tähelepanu. Sõltumatud hinnangud viitavad, et see ei paku suurt midagi enamat kui algne F-5. Iraan on samuti püüdnud uuendada oma olemasolevaid F-14 ja FF-4 lennukeid kohalike komponentide ja muudatustega, kuid põhikonstruktsioonid on endiselt samad, mis tarniti enne 1979 aastat. Ükskõik millised muudatused ka poleks, ei saa sa tegelikult 1960-ndatel projekteeritud hävitaja aerodünaamikat, radari ristlõiget ega põhiseadmete arhitektuuri uuendada ilma sisuliselt uut lennukit ehitamata. Tulemuseks on õhuvägi, mille inventaris on endiselt F-4 Phantomid, F-14 Lutakatid, F-5 Tigerid, MiG-29 ja Hiina poolt tarnitud F-7. Aga tegelikkuses on neist vaid väike osa töökorras ja lahinguvalmis seisukorras. Ja kuigi hinnangud Iraani töökorras hävitajate arvu kohta erinevad, viitavad usaldusväärsed kaitseanalüütikud üldiselt sellele, et lennukite arv, mida oleks võimalik tegelikult kõrge intensiivsusega lahingutegevuses kasutada, on palju väiksem kui see, mida riik enne revolutsiooni tegelikult sai. Varoosi on vähe ja hooldus on keeruline. 2026 aasta veebruaris kukkus Iraani F-4 alla rutiinsel treeninglennul Hamadani provintsis. Hukkus üks 2 pardal olnud meeskonna liikmest. See oli juhtum, kus F-4 oli 2026 aastal endiselt treeningmissioonidel ja kukkus endiselt alla, sest lennuk on 50 aastat vana ja selle asemele pole midagi võtta. Kuid varustus on vaid osa loost. Teine mõõde ja pikaajaliselt võib-olla isegi olulisem on väljaõpe. Ja siin on lõhe Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel sama terav. Ameerika hävitajapiloodid läbivad maailma kõige intensiivsemat ja süsteemsemalt lihvitud väljaõpet. See algab pilootide põhikoolitusega, mis on juba iseenesest karm ning jätkub seejärel spetsiaalsete relvastuse väljaõppekursustega, mis põhinevad aastate pikkusel vogutud lahingukogemusel, järelanalüüsidel ja doktriini arendamisel. Ameerika Ühendriikide õhujõudude hävitajate relvastuse kool Nellise õhuväebaasis Nevadas, mida kohapeal tuntakse kui õhuväevastet Top Gunile, on õhuvõitluse taktikaid täiustanud aastakümneid. Iga lahingu ja iga õppuse õppetunnid lisatakse pidevalt uuenevasse teadmiste pagasisse. Ameerika piloodid lendavad regulaarselt vastase lennukite vastu realistlikes erinevates õhuvõitluse treeningutes, mis tähendab, et nad lendavad oma hävitajatega teiste lennukite vastu. Ja taktikad, mis siilikult matkivad seda, mida vaenlase piloodid teeksid, et kui päris kokkupõrge toimub, ei oleks see esimene kord, kui nad neid taktikaid näevad. Oluline on see, et Ameerika Ühendriikide õhujõud on lennanud F-4 Phantomiga. Piloodid on seda lennukit juhtinud, sellel treeninud ja mõistavad, mis selle lennuki juures on head ja halba. Piloodid, kes on üle läinud Phantomil Eagle'ile ja Eagle'ilt Raptorile, kannavad endaga põhjalikke teadmisi sellest, kuidas F-4 käitub, kus on selle piirangud ja mida piloot selles kokpitis suudab või ei suuda teha. Kui Showtime 2013 aastal nendele Iraani F-4-dele lähenes, ulatus ameeriklaste arusaam sellest lennukist juba mitme põlvkonna taha. Taktikad, mida iraanlased kasutasid, lennuki jõudluspiirid, milles nad tegutsesid ja piirangud, millega nad silmitsi seisid, see kõik oli ameeriklastele väga tuttav. Iraanlased lendasid lennukiga, mille ameeriklased olid juba aastakümneid tagasi läbi ja lõhki tundma õppinud ning ületanud. Iraani pilootide väljaõppeprogramm on seevastu alates 1979 aastast tegutsenud väga suurte piirangute all. Ameerika nõustajad, kes ehitasid algse väljaõppe infrastruktuuri, lahkusid pärast revolutsiooni ega tulnud enam kunagi tagasi. Sõda Iraagiga nõudis kogenud pilootide elu ja katkestas institutsionaalse järjepidevuse. Rahvusvaheline isolatsioon on piiranud juurdepääsu sellistele suuremahulistele ja realistlikele ühisõppustele, mis hoiavad õhuväed vormis. Iraani piloodid ei lenda treeningutel F-22 vastu, nad ei lenda F-35 vastu. Nad lendavad üksteise vastu vananevate lennukitega, millel on piiratud lennutunnid, valmistudes ohuks, millega nad pole kunagi tegelikult kokku puutunud ega saa seda realistlikult simuleerida. 2013. aasta vahejuhtum illustreeris seda kõike suurepäraselt. Iraani piloodid ei teadnud, et F-22 seal oli, enne kui Showtime otsustas end paljastada. Nende radar ei näinud seda, nende süsteemid ei tuvastanud seda. Nende väljaõpe polnud neid ette valmistanud lennuki jaoks, mis suudab tegutseda nähtamatult nende formatsiooni keskel ja siis äkitselt nende kõrval ilmuda.
Siis on veel psühholoogiline aspekt. Lennuk ilmub ei kusagilt otse sinu kõrvale platvormil, mida su parimad sensoridki ei suutnud leida. See tekitaks kohe šokki ja taganemist. Ja just nii juhtuski. Olulisem mõte on see, et sõjaline jõud ei sõltu ainult sellest, kellel on suurim eelarve või kõige rohkem poliitilist tahet. See on ka ajast sõltuv. Nagu need aastakümned, mis kulusid sidusa, jätkusuutliku ja institutsionaalselt terve õhuväe ülesehitamiseks, kus on kaasaegsed lennukid, põhjalikud väljaõppeprogrammid ning organisatsiooniline mälu, mis tekib pideva arendustöö ja reaalse operatiivkogemuse kaudu. Ameerika Ühendriigid on seda järjepidevust hoidnud katkematult teisest maailmasõjast alates. See arengukaar kulgeb F4 Phantomist F-15, F-16, F-22 ja F-35 nii, kus iga uus põlvkond võtab üle eelmise õppetunnid. Iraanil katkestati see arengukaar üleöö 1979 aastal ja neil pole kunagi õnnestunud seda taastada. Lennukid jäid seisma, väljaõppe katkes, tarneahel seiskus ning samal ajal, kui maailmas liikus aeg edasi ja lennundustehnoloogia arenes, jäi Iraani õhuvägi ühte kindlasse hetke kinni. Nii et iraanlased lihtsalt läksid sel päeval koju. Mitte sellepärast, et neil oleks puudunud julgus või et nad oleksid teinud vea. Lõhe selle vahel, millega nemad lendasid ja selle vahel, mis nende kõrval õhus oli lihtsalt liiga suur, et seda õhus ületada. Lockheed Martin F-35 Lightning 35B on kaasaegse inseneritöö ime. Ühendades üleheli kiirused, arenenud vargtehnoloogiad ja enneolematu andurivõrgu on see pigem lendav superarvuti kui tavaline hävituslennuk. Kuid selle hävitaja kolmest versioonist kahel, täpsemalt F-35B ja F-35CL, on alati olnud suur ja üsna ilmne puudus, mis on nähtav juba esimesest pilgust. Vanni suurune kahur, mis on lennuki kõhu allapoltidega kinnitatud. See kahur aeglustab F-35 kiirendust ja suurendab selle radari ristlõiget, kahjustades nii lennuki manööverdusvõimet kui ka vargvõimet. Ometi on USA sõjavägi suutnud selle, mis näib olevat tohutu viga, muuta lennuki kõige surmavamaks eeliseks. Et mõista, kuidas ja miks see juhtus, peame esmalt astuma sammu tagasi. Tegelikult mitu aastakümmet tagasi, Vietnami sõjaaega. 1960ndate keskpaigas oli McDonnell Douglase F-4 Phantom II üks silmapaistvamaid ja levinumaid lennukeid Põhja-Vietnami kohal taevas. 9 välise kinnituspunktiga suutis F-4 kanda kuni 18 650 naela ehk 8500 kilogrammi relvi, sealhulgas erinevaid õhk-õhk ja õhk-maa rakette. Algupäraselt ei olnud sellel siiski sisse ehitatud kahurit, kuigi mõned variandid kandsid hiljem väliseid kahurikonteinereid. Inseneriide sõnul, kes selle projekteerisid, polnud kahurit vaja, sest sellel olid radariga juhitavad Sparrow raketid ja soojusjälgijaga Sidewinderid ning need pidid suutma kõik sihtmärgid hävitada enne, kui vaenlane üldse vasturünnakule mõelda jõuab. Vähemalt selline oli teooria. Praktikas see aga päris nii ei toiminud. Näiteks AIM-9B Sidewinder oli kaugel tänapäeva ülitäpsetest tulistaja unusta õhk-õhk tüüpi rakettidest. Sellel oli palju piiranguid, näiteks maksimaalne tõhus laskekaugus oli vaid 3 meremiili või see, et rakett suutis sihtmärgi lukustada ainult siis, kui asus otse selle taga ja sihtis välja lasketorusse. Sidewinderi otsimispeal oli suhteliselt madal nurkeline jälgimiskiirus, vaid 11 kraadi sekundis, mistõttu oli see peaaegu täiesti ebaefektiivne sihtmärkide vastu, mis tegid järske põiklemismanöövreid. See oli hädas ka päikese ja pilvedega, kuna otsija ajas neid mõnikord vaenlase sihtmärkidega segamini. Kõik need probleemid kokku tähendasid, et 60ndate Sidewinderitel oli suhteliselt madal hävitustõenäosus, umbes 16%. AIM-7D Sparrow polnud sugugi parem. Õhk-õhk tüüpi raketil oli minimaalne laskekaugus 3000 kuni 5000 jalga ning iga kord, kui rakett välja lasti, pidi piloot kogu raketi lennuvältel hoidma oma radari sihtmärgil lukus. See poleks ohutus vaenlasete õhuruumis eriti tähtis olnud. Aga kui õhus olid vaenlase hävitajad ja iga pilve taga võis varitseda oht, oli nende pilootide jaoks äärmiselt riskantne lihtsalt sirgjoonaliselt lennata ja loota parimat, kuni nende raketid sihtmärgile lähenesid. Selle tulemusena oli Vietnami sõjas kasutatud varasemate Sparrow rakettide tabamisvõimalus alla 10%. Lisaks sellele tähendasid lahingureeglid, et USA piloodid pidid enne vaenlase lennuki tulistamist selle visuaalselt tuvastama. Seega ei saanud nad ära kasutada oma relvade pikka laskekaugust. Nad olid sunnitud vaenlasele lähemale lendama ja end suuremasse ohtu seadma juba enne, kui neil lubati sihtmärgile lukustuda. Selle tulemusena sattusid F-4 piloodid sageli lähivõitlusse, kuid neil puudusid kahurid, mis oleksid võimaldanud neid lahinguid võita.
Lisaks sellele polnud paljud neist pilootidest läbinud põhjaliku õhuvõitluse manööverdamise väljaõpet, nii et neil polnud tihti ei oskusi ega varustust, mis oleks võimaldanud ellu jääda. Sageli pidid nad oma lennuki aeglustama allhelikiirusele ja tegema kõik, et vastaste taha saada, kuid olid tihti liiga lähedal, et rakette tulistada, lootuses edukalt tabada. Pole siis ime, et paljud piloodid kurtsid nende lennukite kahurite puudumise üle. USA mereväepiloot John Cheshire ütles näiteks, et sisemise kahuri puudumine oli F4 suurim viga. Lisades, piloodid on odavad ja kipuvad minema sinna, kuhu neid sihid. Mul oli vaja kahurit ja ma tõesti soovin, et mul oleks see olnud. Merejalaväe kindral John Daly nõustus, märkides, et kõik RF-4 piloodid soovisid, et lennukil oleks kahur. Lõpuks muutusid need nõudmised liiga valjuks, et neid eirata. Phantomid kujundati ümber. Alguses kinnitati kerele väline kahurikonteiner. Hiljem muudeti kogu lennuki konstruktsiooni ning sellele paigaldati sisemine M61 vulkaankahur. Sellest hetkest alates andsid Ameerika sõjalennukite insenerid endale lubaduse, et nad ei tee enam kunagi sama viga. Kuigi õhk kahurivõite pole juba aastakümneid registreeritud ja maailma juhtiv kaitsetööstusettevõte Lockheed Martin väidab, et lähiõhulahingu ajastu on läbi, on kahurid siiski kirjas igas operatiivnõuete dokumendis. Iga kord, kui uut hävitajat disainitakse, öeldakse inseneridele alati, et nad jätaksid ruumi mingisugusele kahurile, isegi kui seda ei pruugita kunagi kasutada. Miks? Sest see on hindamatu heidutusvahend. Ainuüksi kahuuri olemasolu võtab vaenlaselt tõhusalt ära ainsa võimaluse rakettide vastu võidelda, tulla lähedale ja minna lähivõitlusse. Asi ei ole kahju tekitamises ega vastaste hävitamises. Asi on selles, et vastane ei hakkakski mõtlema liiga lähedale tulemisele. Nii et isegi siis, kui F-35 disainile viimaseid lihve anti 2000-ndate alguses, nägi Joint Strike Fighteri programmi nõuded ette, et sellel peab olema kahur. Ja mitte lihtsalt suvaline kahur, vaid selline, mis suudaks saavutada 35% hävitustõenäosuse kergelt soomustatud sõidukite vastu 9000 jala kaldkauguselt. See kahur oli GAU-22A 25 mm Gatlingi kahur, mille tootis General Dynamics Ordnance and Tactical Systems ning mis põhines GAU-12U disainil. Kaaludes 240 naela ehk 104 kilogrammi ja olles võimeline tulistama kuni 3300 lasku minutis, see on raskekaaluline seade ning insenerid pidid leidma viisi, kuidas see mahutada ühte maailma kõige arenenumasse stealth-hävitaja disaini. Sa ei pea olema sõjaväeinsener, et mõista, et kõige loogilisem valik oleks kuidagi see relv lennuki kere sisse paigutada. Just nii tegidki disainerid näiteks F-22 Raptoriga, mille relv on peidetud tiiva juure sisse. Kui ja millal kahur peab tulistama, avaneb luuk ning 100 lasku sekundis paisatakse nähtavale sihtmärgile, enne kui luuk taas sulgub, säilitades lennuki vähese märgatavuse ja aerodünaamilisuse. F-35A puhul tegid disainerid sisuliselt sama asja, peites GAU-22A kere sisse. Kuid teiste kahe variandi, F-35B ja C puhul, polnud see sugugi nii lihtne ühel lihtsal põhjusel. Lihtsalt ei olnud piisavalt ruumi. F-35B on lühikese stardi ja vertikaalse maandumisega STOVL variant, mida kasutavad merejalaväelased. Selleks, et saaks õhku tõusta vaid väikestelt maandumisradadelt, on selle kere sees tõsteventilaator koos 3 laagriga pöördmooduliga, mis võtab palju ruumi ja jätab vähe üle. Kindlasti mitte piisavalt, et mahutada suhteliselt kohmakat Gatling-kahurit. F-35C on samal ajal USA mereväe lennukikandjapõhine hävitaja ning sellel on nii tugevdatud telik kui ka peaaegu 20 000 naela ehk 9000 kilogrammi kütust, mis kõik asub sisemistes paakides, rohkem kui ühelgi teisel F-35 variandil. See tähendab taas, et GAU-22A jaoks pole enam ruumi. Ainus võimalus oligi paigutada kahur välisele kinnitusele, kinnitades selle lennuki kere alla, mitte luugi või varjatud paneeli taha, vaid täiesti nähtavale kohale, ümbritsetuna suurest süsinikkiust kapslist kaitseks. Neid süsinikkiust kapsleid on olemas 2 ja mõlemad on valmistanud Taani ettevõtte nimega Terma. F-35B jaoks on olemas GPU-9A ja F-35C jaoks GPU-8A. Pealtnäha ei tundu selle disainivaliku puhul miski eriti loogiline. See ei näe mitte ainult kohmakas ja ebamugav välja, kui tipptasemel stealth lennuki alla on kinnitatud tohutu vanni suurune konstruktsioon.
mis maksab umbes $110 miljonit tüki kohta, kuid on tõestatud, et väline relvakonteiner mõjutab hävitaja jõudlust negatiivselt. See rikub reaktiivlennuki aerodünaamilist disaini, lisades õhutakistust ja pidurdust sellele, mis oli kunagi sile, voolujooneline ja täiuslikult vormitud lennukikere. Andmed näitavad, et F-35A vajab lisaks 8 sekundit, et kiirendada kiiruselt Mach 0,8, ületada helibarjäär ja jõuda Mach 1,2 nii, mida tuntakse ka kui hävitaja transsooniline kiirendus, võrreldes programmi algsete jõudlusprognoosidega. Samal ajal kulutab F-35B koos oma välise GAU-22-ga transsoonilisele kiirendusele lisaks 16 sekundit. F-35C, millel on lisaraskuseks väline Gatling-tüüpi kahur ning suurimad tiivad ja enim kütust, vajab koguni 40 sekundit, 5 korda rohkem kui F-35A. Siiski, hoolimata nendest ilmsetest probleemidest on väliskinnitusega kahur USA sõjaväe jaoks palju väärtuslikum ja kasulikum, kui esmapilgul paistab. Aga enne kui uurime, miks see nii on, siis kui selline teave sind huvitab, telli kindlasti The Military Show. Me selgitame selliseid teemasid igal nädalal. Et mõista, miks F-35B ja C väline kahur töötab paremini kui F-35A sisemine kahur, peame selle relvaga veidi lähemalt tutvuma. GAU-22A on 4 toruga 25 mm Gatling kahur. See on suurem kui 20 mm vulkaani kahur, mida näeb näiteks F-22 ja F-16 peal, kuid kompaktsem kui 30 mm Avengerid A-10 Thunderbolt 2-del, mida tuntakse ka Warthogidena. See tulistab 55 lasku sekundis kiirusega 3560 jalga sekundis, mis on üle 3 korra suurem kui helikiirus. Ja kahur tekitab märkimisväärse tagasilöögi jõu umbes 3700 naela ehk peaaegu 16 500 newtonit. See on umbes sama suur tagasilöök, kui väike reaktiivmootor lükkaks lennukikere iga kord, kui piloot päästikut vajutab tahapoole. Ja siin hakkabki välise kondli ilu särama, sest kondel on paigaldatud keskjoonele, kus kinnituspunkt asub otse hävitaja kere selgroo all. See on otse ühendatud F-35 peamise pikisuunalise konstruktsioonitalaga, mis on kogu lennuki kõige stabiilsem kinnituspunkt. See tähendab, et kui väline kahur tulistab, on kogu selle 3700 naela tagasilöögi jõud ülejäänud lennukist isoleeritud. See jõud kandub läbi kinnituspunkti tugevasse konstruktsioonitalasse, selle asemel, et mõjutada lennuki komposiitväliskesta, radarijälge vähendavaid katteid või sisemisi komponente. Teisisõnu, kahur annab igal asuga endiselt tugeva tagasilöögi, kuid kondel neelab selle jõu endasse, nii et lennukikere seda vaevu tunneb. Et mõista, miks see nii oluline on, peame võrdlema välist kondli konstruktsiooni F-35A sisemise kahuriga. Sellel variandil asub sisemine kahur kere vasakul küljel süvendis, mida katab sileuks. Selline konstruktsioon võib toimida. Näiteks F-22L on sisemine kahur, mis on nutikalt paigutatud nii, et tagasilöögijõu neelab tiivajuur. Aga F-35A puhul see nii ei ole. Seal kandub iga kord, kui relv tulistab, tagasilöögijõud otse lennuki komposiitmaterjalist kere küljele ja pikitalale. See on kriitiline konstruktsioonitala, mis kulgeb mööda lennukikere teravaid servi. See komposiitmaterjalist kate ei ole loodud taluma nii tugevaid jõude. Seega hakkab see pragunema. F-35A stealth-kate, mis on selle disaini lahutamatu osa, hakkab lagunema. Seetõttu jälgiti F-35A kahurite kasutamist aastaid väga hoolikalt, kuna insenerid tegelesid vibratsiooni, täpsuse ja võimaliku kulumisega seotud probleemidega, mis võisid mõjutada lennuki stealth-katet. Piloodid teevad endiselt kahuritega lahinglaskmisi, kuid sõjavägi on rakendanud ulatuslikke ettevaatusabinõusid, et minimeerida lennukikate tarbetut pinget ja kahjustusi. Ja see pole ainus probleem. Aastaid märgiti F-35A kahurid Pentagoni iga-aastastes hinnangutes ka ebatäpseks. Aastatel 2019 kuni 2023 ei vastanud see operatiivse täpsuse nõuetele. Isegi. Alates 2024 aastast on see tehniliselt endiselt liigitatud ebatäpseks, kuigi seda peetakse operatiivselt tõhusaks. F-35B ja F-35C väliskahuritel neid probleeme seevastu ei esine. Tänu nende disainile ja paigutusele ei mõjuta tagasilöögijõud lennukikere negatiivselt ning kuna puudub pragunemise või konstruktsiooni kahjustuste oht, ei ole vaja mingeid piiranguid selle kohta, kuidas, millal või kus neid relvi kasutatakse. Lisaks sellele on tõestatud, et väliskahurid on palju täpsemad. See on väga oluline, sest need hävitajad ei kanna tegelikult eriti palju laskemoona.
Nad kasutavad PDU-32U poolsoomust läbistavaid kõrge lõhkevõimega süütega jälituskuule ehk säpeteesid, mis suudavad läbistada kerget soomust ja plahvatada sihtmärgi sees, toletades selle seestpoolt läbi. Iga hävitaja on varustatud kokku 220 padruniga ning spetsiaalne juhtseade piirab iga laskesarja pikkuse 30–50 padrunini. See tähendab, et iga kord, kui piloot päästikut tõmbab, lastakse välja umbes 40 padrunit, mis annab neile vaid 5 või 6 päästikut tõmmet enne, kui laskemoon otsa saab. See ei ole suur arv, seega on ülioluline tagada, et iga padrun läheks asja ette ja võimalikult paljud lasud tabaksid sihtmärki. Õnneks on F-35 loodud ülimat täpsust silmas pidades. Selles hävitajas ei sihi piloot oma silmadega, vaid kasutab spetsiaalset kiivrile paigaldatud kuvamissüsteemi HMDS-i, mis kuvab sihtimisandmed otse visiirile. F-35D kasutavad sihtmärkide leidmiseks ja jälgimiseks ka ESR-radareid, mis suurendavad kahuritäpsust veelgi. See on oluline, sest see avab USA vägedele hindamatu võimaluse oma vaenlasi rünnata ja eesmärke saavutada Lightning Carrieri kontseptsiooni abil. See tähendab sisuliselt seda, et amfiibründelaevad nagu USS Tripoli muudetakse kergeteks lennukikandjateks, paigutades igaühele kuni 20 F-35B varghävitajat. Need kiire reageerimise kandjad saavad seejärel pakkuda merejalaväelastele peaaegu kohest tuletoetust vastavalt vajadusele. Kujutage ette, et väed on maapinnal ja liiguvad oma eesmärkide poole, kuid vajavad tuletoetust, et aidata vaenlast maha suruda ja võimaldada neil edasi liikuda. Nende ümber taevas ei ole varajase hoiatuse lennukeid ega elektroonilise sõjapidamise lennukeid nagu EA-18G Crawlerid. Samuti ei saa nad loota A-10 Warthogide taolistele lennukitele, mis vajavad õhkutõusuks ja maandumiseks suuri lennuradu. Kui läheduses on Lightning Carrier, võivad tosin või enam F-35B lennukid olla õhus vaid mõne sekundiga. Valmis abistama, elusid päästma ja kiirendama ameeriklaste edasiliikumist, kasutades ülitäpseid väliseid kahureid, et anda radari abil juhitud täppislööke ülevalt, ilma et oleks vaja isegi pilvedest läbi murda. Ja me pole veel jõudnudki F-35B ja C väliste podide parima ja suurima eeliseni. Need ei pea üldse tingimata kahureid sisaldama. Taani ettevõtte Terma, mis toodab podide süsinikkiust kestad, töötas välja uue variandi nimega Multi-Mission Pod ehk MMP. Kasutades sama välismalli nagu tavaline kahuripood, täpselt sama kuju ja aerodünaamilise profiiliga avab MMP terve hulga uusi võimalusi. Näiteks võib see kahuri asemel kanda elektroonilise sõjapidamise segajat, mis suudab katkestada vaenlase sidepidamise, andes F-35-le EA-18G Crawleri võimed. MMP-le saab paigaldada ka luure, seire ja rekognosseerimissensorite paketi, mis võimaldab tal koguda veelgi rohkem teavet, kui ta suudab oma sisseehitatud süsteemidega. Teise võimalusena saab sellele paigaldada suunatud andmesidelingi, muutes selle drooniparve juhiks, kes suudab juhtida ja suunata tervet koostöövõimeliste lahingudroonide formatsiooni, CCA-sid. MMP võiks tulevikus isegi toetada suunatud energia- või laserpõhiseid süsteeme, võimaldades F-35B või C-hävitajal ühel päeval vaenlase droone tõrjuda viisil, mis tundub pigem ulme kui tänapäevase sõjapidamisena. See ongi välise podi konstruktsiooni tõeline jõud, peaaegu piiramatu potentsiaal. See võimaldab F-35L, mis on juba niigi vaieldamatult kõige mitmekülgsem hävitaja, kasutada veelgi rohkem varustuskonfiguratsioone ja täita veelgi mitmekesisemaid ülesandeid, vahetades lihtsalt ühe podi teise vastu. Lennuki põhikonstruktsioon jääb samaks, ka podi suurus jääb samaks. Lennuki õhutakistuses, kiiruses ega üldises sooritusvõimes pole mingit vahet, isegi kui see vahetab elektroonilise sõjapidamise seadistuse luure, suunatud energiasüsteemi või isegi klassikalise Gatlingi kuulipilduja vastu. Kuna F-35ARL on kere sisse ehitatud, ei ole see võimeline ühekski neist konfiguratsioonidest, muutes selle kaasaegse sõjalise vaatepunkti järgi palju vähem paindlikuks ja kasulikuks kui tema B- ja C-versioonid. Sest relvakapsli tõeline väärtus ei seisne mitte selles olevas relvas, vaid ruumis, mille see loob. F-35A-l on alati seesmine kahur, mis piirab selle elujõulisust ja vähendab selle kasulikkust tulevasteks missioonideks. B- ja C-mudelid pakuvad samal ajal palju enamat. Need annavad merejalaväelastele ja mereväele valikuvõimalusi. Need annavad neile jõududele võimaluse küsida, mida see missioon vajab. Enne iga lähetust saavad nad iga kord otsustada ideaalse varustuse üle, olgu selleks andmeside, ISR-andurid või hoopis midagi muud. Kui nad esimest korda otsustasid kinnitada välise kahuri F-35B ja C külge, lahendasid insenerid lihtsalt probleemi ainsa võimaliku viisil. Alguses näis see kohmaka lahendusena, mis oli määratud vaid F-35 lennuvõimekust halvendama.
Aja jooksul osutus see kohmakas lisand aga üheks kõige väärtuslikumaks osaks lennuki disainis. Puudusest sai eelis ning see muutis need hävitajad tahtmatult paindlikumaks, võimsamaks ja tulevikukindlamaks, kui keegi oleks osanud arvata. 21. sajandi lahinguväljadel ei ole täpsus valik, vaid hädavajalik. Maailma suurimad sõjalised jõud nagu Ameerika Ühendriigid peavad suutma tabada oma sihtmärke ülitäpse täpsusega, mõnikord lausa sadade miilide kauguselt. On ainult üks probleem. Selliste täpsete rünnakute jaoks vajalikud laskemoonad nagu kaugmaa tiibraketid maksavad valmistamiseks tohutult palju raha. Õhkmaa kaugmaa raketid, näiteks Jasmid, maksavad üle $1 miljoni tüki kohta. Tomahawkid maksavad üle $3 miljoni tükk. Igaüks. Isegi peaaegu $1 triljoni suuruse kaitse-eelarvega ei saa USA endale lubada nii kallite laskemoonade masstootmist ning kindlasti ei saa neid raisata. Aga mis oleks, kui oleks olemas teine võimalus? Võimalus muuta suhteliselt odavad juhitamatud pommid surmavateks tiibrakettideks, millel on eliittasemel ulatus ja täpsus, kuid tunduvalt väiksema hinnaga kui tavaliselt. See võimalus on olemas ning Ameerika Ühendriikide merevägi uurib nüüd seda geniaalset lähenemist 4 uue täppisjuhitava relva kontseptsiooni kaudu, mis võivad Ameerika arsenali enneolematult laiendada ja arendada. Idee muuta juhitamata ehk NN lollid pommid nutikateks täppisjuhitavateks laskemoonadeks ei ole uus. USA on kasutanud Boeingu JDAM-i juhtimiskomplekte juba mitu aastakümmet ning alates 1999. aastast on toodetud mitusada tuhat ühikut. Need külge kinnitatavad komplektid koosnevad mitmest komponendist, sealhulgas aerodünaamilistest sabasektsioonidest, strake komplektidest ja kombineeritud inertsiaalsetest ning GPS juhitavatest juhtimisseadmetest. Kui JDAM kinnitatakse lihtsale juhitamata pommile, näiteks 2000-naelasele MK-84-le, suurendab see oluliselt pommi sooritusvõimet ja potentsiaali, võimaldades lennukitel tabada statsionaarseid maapealseid sihtmärke erakordse täpsusega. Täpsemalt öeldes on tõestatud, et JDAM-id parandavad pommide täpsust kuni 16 jala ehk 5 meetri kaugusele sihtmärgist. Lisaks, kuna need kasutavad sihtmärkide tabamiseks nii GPS-i kui ka inertsiaalset navigeerimist, saab neid kasutada igasugustes ilmastikutingimustes, erinevalt juhitamatutest või laserjuhitavatest relvadest, mis tavaliselt vajavad tõhusaks kasutamiseks selget taevast. JDAM ideel on ka eelis, et need sobivad enamiku USA lahingulennukitega, sealhulgas F-18 ja F-35 hävitajate ning B-2 pommitajatega. Kuid võib-olla on nende suurim ja parim eelis nende taskukohasus. JDAM komplektid maksavad $21 000 kuni $36 000, mis on vaid väike osa tiibrakettide tavapärasest 7-kohalisest hinnasildist. Veelgi enam, USA'l on tohutud varud tavalisi pomme, mis ootavad, et neist tehtaks nutikad, täppisjuhitavad laskemoonad ja need riigi vaenlaste pihta valla päästetaks. 2000-ndatel arendas Boeing JDAM kontseptsiooni edasi, luues JDAM Extended Range'i ehk JDAM ER-i, mis on originaalse JDAM komplekti uus versioon. See võimaldas pommidel liuelda palju pikemaid vahemaid, umbes 45 miili ehk 72 kilomeetrit. See on 3 korda kaugemal kui originaalne JDAM ehk umbes sama tegevusraadius kui M142 HIMARS rakettidel. See on muljetavaldav kaugus, kuid jääb siiski kahvatuks võrreldes näiteks JASSM tiibraketiga, mis suudab enne sihtmärkide tabamist läbida mitusada miili. Õnneks oli Boeingil varuks veel midagi, veelgi võimsam JDAM komplekt, mille tegevusraadius suudab tõeliselt konkureerida maailma parimate rakettidega. Tutvustame Joint Direct Attack Munition Long Range'i ehk JDAM LRI. Boeing esitles selle komplekti kontseptsiooni esmakordselt juba 2010. aastal, kui ta tegi ettepaneku lisada olemasolevale JDAM ER-paketile reaktiivmootoriga sabakomplekt. Tol ajal ei tundnud USA sõjavägi selle idee vastu eriti huvi, kuid aastaks 2020 olid asjad muutunud. Seejärel teatas USA merevägi 2026 aasta aprillis, et nad on edukalt läbi viinud baasversiooni lennukatsetused. JDAM LR, mis Boeingi ametnike sõnul sisaldab TDI J85 turboreaktiivmootorit. See võimaldab neil täiesti uutel nutipommidel lennata palju kaugemale kui varasemad mudelid. Põhivahemikuga umbes 200 meremiili, 230 miili ehk 370 kilomeetrit ning potentsiaaliga lennata veelgi kaugemale. Kas me oleme juba 3. maailmasõjas? Sest sõltuvalt sellest, mida sa loed, võib tunduda, et elame täiesti erinevates reaalsustes ja uudistega kursis olemine ei ole enam kõige raskem osa. Kõige keerulisem on aru saada, mis tegelikult tõsi on. Võtame näiteks selle loo, mida kajastas ligi 200 erinevat allikat üle kogu spektri.
See teatab, et USA sõjavägi ütleb, et nende Iraani sadamate blokaad on 36 tunni jooksul täielikult peatanud majanduskaubanduse. Aga vaid päev varem kajastas teine lugu, mida kajastas peamiselt ligi 80 allikat. Enamik neist vasakpoolse kallakuga. Et Hormuzi väina mereliiklus oli blokaadi esimesel päeval vaevu mõjutatud. Kumb siis õige on? Täielik seiskumine või vaevu märgatav varasem häire või võivad mõlemad olla tõesed? See kajastuste erinevus ongi täpselt põhjus, miks me kasutame platvormi Ground News, et hoida end kursis mitmete aktiivsete konfliktidega üle maailma. Kui sa näeksid ainult ühte neist pealkirjadest, jääks sul ainult üks vaatenurk ja täiesti erinev arusaam sellest, mis tegelikult toimub. Ground News toob iga päev kokku tuhandeid uudislugusid ja korraldab need teemade kaupa, näidates iga allika puhul kallutatust, usaldusväärsust ja omandit, et saaksid näha kõiki vaatenurki ühes kohas. Üks funktsioon, mida me viimasel ajal palju kasutame, on blind spot. See näitab sulle lugusid, mida üks poliitilise spektri pool põhjalikult kajastab, kuid millest teine peaaegu ei räägi. Pole tähtis, kus sa poliitilisel maastikul asud, kajakambrist väljamurdmine annab sulle täpsema arusaama sellest, mis tegelikult toimub. Ja see on ülimalt oluline, kui on vaja sõjaaudu hajutada. Nii et mine aadressile ground.news/militarishow või skaneeri QR-kood, et saada 40% soodustust piiramatule Vantage plaanile. Ja see toob hinna alla väiksemaks kui ühe tassi kohvi hind. Proovi Ground News ise ära. JDAM LR põhiversioonist saab samuti 3 selle juhikomplekti täiendava variandi alus, millest igaühel on oma eelised ja eesmärk. Näiteks on olemas peibutusvariant JDAM LR, Quick Strike LR ja Maritime Strike LR. Nende relvade uskumatu tegevusraadius viib JDAM-i täiesti uuele tasemele, võimaldades USA-l muuta tavalised pommid ülitäpseks kaugrelvaks, mida saab välja lasta suhteliselt turvalistest kohtadest kaugel vaenlase õhutõrjest. Näiteks 4. põlvkonna hävituslennukid ja stealth-pommitajad saavad neid relvi kasutada sihtmärkide ründamiseks sügaval vaenlase territooriumil, ilma et nad iseend suuremasse ohtu seaksid. Nagu USA mereväe kapten Sarah Abbott täppislöögirelvade programmi juht selgitab, toetuvad mereväe õhuväed operatsioonipiirkonnas jätkuvalt tugevalt JDAM süsteemidele ning programm tunnistab kriitilist vajadust pakkuda laevastikule suuremat kaugtegevusulatust. See uus võimekus võimaldab pilootidel rünnata sihtmärke märksa turvalisemalt kauguselt, säilitades taktikalise eelise vaenlase poolt ohustatud keskkondades. Ja LR ei too kaasa ainult paremat tegevusulatust. Väidetavalt pakuvad need uued komplektid ka täiustatud pardal elektritootmise võimekust, mis muudab need pommid märkimisväärselt nutikamaks, avades uusi funktsioone ja võimalusi nagu kahesuunalised andmesideühendused või täiustatud otsingusüsteemid, et muuta iga laskemoona veelgi täpsemaks liikuvate sihtmärkide vastu või elektroonilise sõjapidamisega mõjutatud keskkondades. Enne kui uurime erinevate JDAM LR-tüüpide tehnilisi andmeid ja võimekusi, mis võivad peagi mereväe käsutuses olla. Siin on lähem pilk tegelikule testimisprotsessile, mis toimus mereväe Point Mugu merepolügoonil otse California ranniku lähedal. Seal lasti 2 JDAM LR-i välja USA mereväe FA-18 Super Hornetitest eraldi katsetuslendude ajal. Iga relv läbis pärast hävitajast eraldumist umbes 200 meremiili, kusjuures ühes katsetuses muudeti lennuajal ka kõrgust ja relva manööverdati enne sihtmärgile tabamist, tabades sihtmärki meetrite täpsusega. Tähtis on märkida, et pomme lasti välja olemasoleva JDAM liidesaabil, mis on juba FA-18 ja mitmete teiste USA lennukite varustuses. See on oluline, sest see tähendab, et nende JDAM LR-de kasutuselevõtt peaks olema nii kiire kui ka sujuv. Lennukid ei vaja aeganõudvaid ümberehitusi ega uute süsteemide paigaldamist. Selle asemel saab uusi komplekte lihtsalt paigaldada paljudele taktikalistele ja strateegilistele lennukitele, mis on juba varem JDAM-e kasutanud. Esimene katsetus toimus väidetavalt 1. aprillil ning selle käigus lendas JDAM LR omaenda turboreaktiivmootori jõul 34 minutit, langedes kavandatud sihtmärgist vaid mõne meetri kaugusele. Arvestades, et seda tüüpi süsteem kinnitatakse tavaliselt pommidele, mis kaaluvad vähemalt 500 naela ehk 226 kilogrammi. Selline veamäär on täiesti vastuvõetav, kuna plahvatus oleks siiski piisavalt tugev, et põhjustada märkimisväärset kahju igale lähedal asuvale ehitisele. Mõni päev hiljem, 3. aprillil, toimus teine katse, kuigi mõne olulise erinevusega. Seekord pidi JDAM LR lendama mitte suhteliselt sirgjooneliste lihtsat trajektoori sihtmärgini, vaid järgima keerulisemat lennuprofiili, mis hõlmas järske kõrguse muutusi ja manöövreid õhus.
Selliseid liikumisi oleks vaja päris lahingutingimustes, et aidata neil nutikatel laskemoonadel vaenlase kaitsetest mööda pääseda ja suurendada võimalust sihtmärgini jõuda. Ka seekord nimetati testi suureks õnnestumiseks, kusjuures täppisjuhitav laskemoon läbis väidetavalt sarnase vahemaa ja saavutas sarnase tulemuse nagu 1. aprillil sooritatud katse. See on uskumatult julgustav uudis. Testimine andis selgeid tõendeid relvaohutu eraldumise kohta, suutlikkuse kohta suhelda olemasolevate lennukisüsteemidega ning kontrollitud mootorijõulise vabalennu ja navigeerimise kohta palju suurematel kaugustel kui ükski varasem JJ-DAM süsteem. Teisisõnu, see tõestas, et JJ-DAM LR ei olnud enam pelgalt unistus, vaid tõeline toimiv riistvara. Valmis muutma tavalised pommid nagu MK82, 83 ja 84 kandepõhisteks reaktiivjõul töötavate tiibrakettideks, mis suudavad mitte ainult lennata sadu miile, vaid teha seda ka suurte kiirustega. Eksperdid on hinnanud, et JJ-DAMid, mida kasutati aprilli alguse katsetel, liikusid tõenäoliselt umbes 400 miili tunnis, kui mitte kiiremini, lähtudes läbitud vahemaast ja salvestatud lennuaegadest. Kõige parem on see, et nagu varasemadki JJ-DAMi versioonid, pole ka JJ-DAM LR kaugeltki nii kallis kui päris tiibrakett. Sellel on küll kõrgem hind kui originaalsel JDAMil ja ka arenenumal JDAM R-il, kusjuures kogu süsteemi maksumuseks hinnatakse umbes $200,000 ühiku kohta. Aga kui võrrelda seda $1,000,000 või enama hinnasildiga, mis on seotud Chassami ja Tomahawki rakettidega, on vahe selgelt näha. Ühe Jassami hinna eest saaks USA toota 5 JJ-DAM LR pommi. Sama hinna eest, mis maksab üks Tomahawk, võiks neil olla 10 kaugmaa täppisrelva, mis on valmis vaenlastele põrgu kaela tooma. Aga enne kui vaatame lähemalt neid unikaalseid LR-variante, millega merevägi peagi töötada võiks, siis kui selline info sind huvitab, telli kindlasti The Military Show. Me teeme selliseid põhjalikke ülevaateid igal nädalal. Nüüd on baasversioon JDAM LR juba iseenesest erakordne, kuna see võib anda varem juhitamata 500 naelastele pommidele üle 300 meremiili ehk 345 miili ehk 555 kilomeetri ulatuva tegevusraadiuse. Aga Boeing kavatseb selgelt seda tehnoloogiat arendada nii kaugele kui võimalik ja palju mitmekesisematel viisidel, kui eksperdid algselt ette kujutasid. Selle süsteemi 3 lisaversioonist esimene on JDAM LR peibutis. Nagu nimigi viitab, ei kasutata seda relva tegelikult sihtmärkide nagu õhutõrjesüsteemide või infrastruktuuri ründamiseks, vaid see on mõeldud vaenlase segadusse ajamiseks või selleks, et panna neid kulutama omaenda $1,000,000 rakette oletatava ohu kõrvaldamiseks. Peibutis LR-id vahetavad lõhkepead abikütusepaakide vastu, mis võivad suurendada nende tegevusulatust erakordse 700 meremiilini, 805 miilini või peaaegu 1300 kilomeetrini. Sellise laskemoona eelised on selgelt näha. Neid võiks välja lasta salvedena, et küllastada vaenlase õhutõrjesüsteeme, sundides vastast oma raketitõrje laskemoon ära kasutama ja luues samal ajal turvalisi koridore, mida mööda saavad järgida päris lõhkepead või mehitatud lennukid. Tänu oma suurusele, kiirusele ja lennuulatusele näeksid need teibutised radariekraanidel tõenäoliselt välja täpselt nagu päris tiibraketid, näiteks JASSM, ning ükski vaenlane ei tahaks riskida sellega, et laseb sellisel raketil lihtsalt mööda kihutada ja sihtmärki tabada. Isegi kui nad arvavad, et tegu on peibutisega, peavad nad ikkagi reageerima ja selle alla tooma. See tooks kaasa aja, energia ja ressursside raiskamise. Nii et kuigi peibutisvariant ei pruugi esmapilgul eriti oluline tunduda, on sellel tegelikult palju suurem väärtus ja potentsiaal, kui esmapilgul paistab. Ülejäänud 2 varianti, mis mõlemad keskenduvad mereväe sõjalistele operatsioonidele, on võib-olla neist kõigist kõige muljetavaldavamad. Esimene neist on Quick Strike LR. Täpselt nagu algne JJ-DAM LR on ka see tegelikult olemasoleva süsteemi Quick Strike ER loomulik areng. Algne Quick Strike ER oli lühidalt öeldes 2000-naelane üldotstarbeline pomm, millele oli lisatud veealuse miini komponendid, sealhulgas uus sütik ja seejärel kinnitatud traditsioonilise JJ-DAM pikendatud ulatusega liuktiiva komplekti külge. Tulemus: hiiglaslik veealune miin, mida saab paigutada kuni 40 miili kauguselt sihtpiirkonnast. Kui laskemoon jõuab sihtkoha koordinaatidele lähedale, liugleb see suurel kiirusel otse vee poole, tabab pinda ja muutub mereväemiiniks. Seejärel majub miin aeglaselt alla, tavaliselt umbes 300 jala sügavustes või madalamates veeteedes ja ootab, kuni sihtmärk liiga lähedale tuleb. Selle pardal olev Mark 57 sihtmärgi tuvastusseade suudab tuvastada vaenlase laevade signatuure piirkonnas, kuid need ei plahvata tingimata kohe.
Need võivad oodata täiuslikku hetke, eristades erinevat tüüpi laevu või isegi lugedes mööduvaid aluseid, plahvatades alles siis, kui on õige aeg maksimaalse kahju tekitamiseks. Kuna neid kasutatakse suhteliselt madalates veekogudes, nagu laevateed, kanalid, jõed, siseveeteed ja sadamad, ja kaaluvad 2000 naela, siis pole neil tohututel miinidel mingit raskust isegi suurimate sõjalaevade uputamisega. Ja ainult üks B-52 pommitaja on kõik, mida on vaja, et visata kuni 12 neist megamiinidest 10 miilide kauguselt. Nüüd kujuta ette, kui see ulatus oleks mitu korda suurem. Siin tulebki mängu Quick Strike LR. Siin täiustas Boeing algset liuktiiva komplekti, mida nähti ER-versioonil. Tovo turboreaktiivmootoriga, pikendades tööulatust üle 300 miili. Selle mõju ei saa alahinnata. Varem, kui USA soovis veeteid miinidega katta, pidi ta isegi Quick Strike'i süsteemi korral saatma oma pommitajad ja nende meeskonnad sihtmärkidele üsna lähedale, seades nad ohtu ja tekitades hulga logistilisi probleeme. Nüüd Quick Strike LRi abil on kogu see probleem kadunud. USA-l on nüüd võimalus miinidega katta veeteid, mis asuvad sõna otseses mõttes sadade miilide kaugusel, tegutsedes sõbraliku või neutraalse õhuruumi kaudu, selle asemel, et saata oma meeskonnad ja miljardi dollari väärtuses pommitajad vaenlase tagalasse, seades sellega elud ohtu. See avab USA sõjaväele lugematuid võimalusi, samal ajal kui see külvab hirmu vaenlaste südamesse, kui nad mõistavad, et nüüd ei ole isegi nende kõige paremini kaitstud või sügavamal sisemaal asuvad veeteed enam kunagi tõeliselt turvalised. JDM LR lõplik variant on mereründe versioon ning ei Boeing ega sõjavägi ole selle versiooni kohta palju konkreetset teavet avaldanud. Siiski saame selle disaini ja võimekuse kohta teha põhjendatud oletuse, kuna see on tõenäoliselt järjekordne näide olemasoleva süsteemi uuendatud versioonist. Nimelt õhujõudude uurimislabori AFRL-i QuickSync-i laskemoonast. QuickSync tugineb JDAM-i poolt loodud alustele, lisades baasikomplekti täiendavad juhtimissüsteemid. Täpsustuseks asendab see laskemoona ninaosa mitmerežiimilise otsija komplektiga, mis ühendab radari ja infrapunakujutise võimekused ühte integreeritud süsteemi. See tähendab, et samal ajal kui tavalised JDAM-id on tavaliselt tõhusad ainult kindlates asukohtades paiknevate statsionaarsete sihtmärkide tabamisel, QuickSync saab kasutada oma JDAM-i juhtimissüsteeme, et jõuda sihtlaeva üldisesse lähedusse enne kui lülitub oma radari ja infrapunaanduritele, et laev üles leida ja sellele täpselt lukustuda. Teisisõnu, see töötab ka liikuvaid sõjalaevu rünnates. See suudab tegelikult arvutada laeva liikumissuuna ja kiiruse ning kohandab vastavalt sellele oma trajektoori, et edukalt laevakerega kokku põrgata. Iga kord täpselt veeliini all. See on erakordne tehnoloogiline saavutus, mis muudab kunagi üsna lihtsad Blue 109 pommid maailma tipptasemel laevatapjateks. Paljud sõjalised eksperdid peavad QuickSync-i üheks kõige hävitavamaks laevavastaseks relvaks kogu maailmas. Täna on see täiesti võrreldav mereväe Mark 48 raskete torpeedodega. Täpselt nagu tavalisi JDAM-e saab QuickSync-i kasutada kuni 15 miili kaugusel sihtmärkidest. Aga kui merevägi lisaks sellele süsteemile JDAM LR tehnoloogia, oleks tegemist laevatapjaga. See pole mitte ainult erakordselt usaldusväärne ja täpne, vaid sellel on ka tiibraketi ulatus. Kasutades oma liuktiibu ja turbojoa mootorit, suudab see tabada sihtmärke, mis võivad olla mitusada miili kaugusel. Ükski neist pole ametlikult kinnitatud, kuid mitmed eksperdid usuvad, et see on kõige tõenäolisem tulemus seniste teadmiste põhjal. Lisaks kõigele sellele tasub korrata, et uus JDAM LR tehnoloogia võimaldab neil täppisrelvadel tänu pardal olevatele turbiinmootoritele ise elektrit toota, mida saab kasutada täiendavate süsteemide ja lisaseadmete, näiteks arenenumate otsijate, sideühenduste ja muu toetamiseks. Teisisõnu, LR täiustustega saavad JDAM-id olema palju targemad ja märkimisväärselt võimekamad kui kunagi varem. Lisaks, kuigi mereväe testimisel kasutati ainult 500-naelaseid lõhkepeasid, on täiesti võimalik, et JDAM LR komplektid sobivad ka teiste kaalude ja klasside lõhkepeadega. Selle põhjal võiks arvata, et vanamoodsad JDAM-id võivad varsti kasutuselt kaduda, kuid see ei juhtu peaaegu kindlasti. Mereväe arsenalis on piisavalt ruumi kõigi nende süsteemide jaoks, nii originaalsete JDAM-ide, ER-ide kui ka LR-ide jaoks, sest igal neist on oma unikaalsed eelised ja omadused. Originaalid ja ER-süsteemid on näiteks palju odavamad valmistada kui uued LR-id ning sobivad endiselt ideaalselt suhteliselt lühikese tegevusraadiusega ülesanneteks või piirkondadesse, kus pole tugevat radarite ja raketipatareide kaitset.
LRI-d lisatakse samal ajal Ameerika kasvavasse kaugrelvade arsenali, mis on kõige tõhusamad siis, kui neid kasutavad haavatavamad lennukid konflikti algfaasis, kui vaenlase õhutõrje on veel töökorras ja aktiivne. See ongi põhjus, miks on nii suur eelis, et kõik JJDAM süsteemid töötavad samadel lennukitel ning meeskonnad saavad erinevat tüüpi JJDAM-e lihtsalt ja kiiresti paigaldada ning eemaldada, kiirelt ja tõhusalt. See teeb USA jaoks elu palju lihtsamaks komandööridele ning muudab elu palju raskemaks Ameerika vaenlastele ka tulevaste põlvkondade jaoks. USA sõjavägi on kohe tegemas midagi pöörast. See ei puuduta Iraani, see ei puuduta järjekordset sissetungi. Pöörake pilvud taevasse, sest USA toob otse tähtede sõdadest midagi sellist, mis rikub USA vaenlaste pikamaa plaanid. Need vaenlased kardavad seda, mida USA kavatseb paigutada sadade miilide kõrgusele oma territooriumi kohale ja neil ongi põhjust karta. Aga selle hullumeelsuse juures on mitu kihti. Relv ise on juba piisavalt pöörane, aga selle hind, see on täiesti omaette hullumeelsuse tase. Me räägime muidugi kuldkupli projektist, mida USA kavandab oma lõplikuks kaitseks praeguse ja järgmise põlvkonna ballistiliste rakettide vastu, mida võivad välja lasta sellised riigid nagu Venemaa ja Hiina. Me teame juba põhitõdesid. Kosmosesse paigutatud raketitõrjesüsteemid tulistavad ballistilised raketid alla nende lennu tipphetkel, tõusufaasis, säästes maapealseid tõrjerakette vajadusest neid tabada siis, kui need suurel kiirusel tagasimaale langevad. Aga nüüd on meil mõned üksikasjad. Meil on olemas esimene tõeline pilguheit sellele, milline kuldkuppel hakkab olema. Selle pilguheite pakkus Kongressi eelarveamet ehk CBO, mis avaldas kuldkupli oletatava versiooni maksumuse hinnangu. Pidage seda maksumust meeles, me tuleme selle juurde tagasi. Aga kõigepealt ütleb CBO, et kuldkupli tuumaks saab olema tohutu 7800 raketitõrje interseptori konstellatsioon, mis kõik tiirlevad maa orbiidil ja ootavad, et alla tulistada kõik ballistilised raketiohud, mis nende vaatevälja satuvad. Need 7800 raketitõrje interseptorit moodustavad 60% kogu hinnast, mille CBO on välja arvutanud. Me ei tea nende interseptorite täpseid andmeid veel. See pole nii, et USA hakkaks Patriote kosmosesse vedama ja neid kuule paivutama. Aga me teame, et keegi töötab nende arendamise kallal. See keegi on Lockheed Martin. Ja osa oma plaanidest avalikustas ta 1. mai pressiteates, kus selgitas, et USA kosmosevägede kosmosesüsteemide komando on valinud ettevõtte välja, et arendada võimekusi, mis on vajalikud kosmosepõhise tõrjeprogrammi SPI ehk kuldse kupli toetamiseks. Pressideed on sellest edasi üsna üldsõnaline. Lockheed Martin rõhutab oma kogemust lahingust tõestatud tõrjerakettidega, nagu Patriot-süsteemides kasutatavad PAC-3 raketid, ning räägib varajase lisakihi lisamisest mitut tegevusvaldkonda hõlmavasse mitmekihilisse kaitsekilpi, mis kaitseb kodumaad. Aga mis puudutab seda, mida Lockheed Martinil kuldse kupli projekti jaoks varuks on, siis hoiab ettevõte seda infot väga kiivalt enda teada. Targasti, sest USA ei taha kindlasti, et keegi teaks, kuidas nende kosmosepõhised tõrjeraketid töötavad enne, kui need on paigaldatud ja valmis kasutamiseks. Siiski hakkab meil kujunema ettekujutus sellest, milline kuldne kuppel välja nägema hakkab. Õhutõrjevõrk, mille loomine on kestnud aastakümneid, hakkab muutuma reaalsuseks. Ja Star Warsi hüüdnimi, mis varem selle idee maha tegi, on nüüd astunud suure sammu selle poole, et näida veidi reaalsemana. Ja kuldset kuppelt ei moodusta ainult 7800 orbiidil olevat õhutõrjesüsteemi. Pea meeles, et CBO ütleb, et need moodustavad 60% sellest pöörasest eelarvehinnangust, mis välja on käidud. Teisi kuldse kuppeliga seotud aspekte on USA ametnikud samuti käsitlenud. 29. aprillil kajastas Washington Times kommentaare, mida andis kosmoseväe kindral Michael A. Getline. Ta on kuldse kuppeli programmi direktor ning ta avaldas, millele programm on suunatud. Kuldse kuppeli programm on loodud järgmise põlvkonna õhuohtude vastu, mille hulka kuuluvad meie kodumaad ohustavad mehitamata õhusüsteemid, tiibraketid, hüpersonilised ja manööverdavad hüpersonilised raketid, samuti õhust ja merelt lähtuvad ballistilised raketid, ütles Getline. See on üsna lai haare ja isegi 7800 tõrjeraketti kosmoses ei pruugi olla piisav, et kõiki neid relvatüüpe peatada. See kehtib eriti tiibrakettide puhul, mis on tuntud selle poolest, et liiguvad maapinna lähedal, mitte ei tõuse kosmosesse. Kuldne kupli süsteemil näib olevat selle jaoks lahendusi, kuigi sarnaselt Lockheed Martini arendatavate tõrjerakettidega on detailid ähmased. Washington Timesi andmetel kaitseb kuldne kuppel kõiki 50 osariiki ning see hõlmab kõrgtehnoloogiliste relvade ja tehisintellekti integreerimist olemasolevate kaitsesüsteemidega, ütles ta. Teisisõnu, kosmoses paiknevad tõrjeraketid saavad olema osa tohutust kaitsevõrgustikust, mis hõlmab Ameerika maismaapõhiseid õhutõrjesüsteeme, elektroonilist sõjapidamist ja küberstrateegiaid. Kõike seda toetab programm, mida mitteametlikult nimetatakse järgmise põlvkonna raketikaitsesüsteemiks ehk MDS Next.
meie eesmärk on muuta vastaste kalkulatsioone, tuues MDS Nexti arenenud võimekused lahinguväljale sellise kiirusega, mis säilitab sõdurite otsustava sõjalise eelise, ütleb raketikaitseagentuuri direktor, õhuväe kindralleitnant Heath A. Collins. Kui tal on õigus, saab kuldne kuppel olema Ameerika vaenlaste jaoks tõeline hirm. Ja edusamme tehakse ka väljaspool seda lepingut, mille Pentagon on sõlminud Lockheed Martiniga. Siiani on USA kosmosevägi andnud 20 lepingut 12 erinevale ettevõttele, mille väärtus on kuni $3,2 miljardit, teatab Air and Space Forces. Kuigi Lockheed Martini poolt arendatavad orbiidil paiknevad püüdurraketid on nende lepingute kõige rohkem tähelepanu pälviv osa, on teisi lepinguid antud sellistele ettevõtetele nagu Northrop Grumman, SpaceX, mis ilmselt osaleb projektis oma olemasoleva Starlinki satelliidivõrgustiku kaudu, ning Raytheon. Üks asi, mida me selles kõiges kindlalt öelda saame, on lihtne. Kuldne kuppel on päriselt olemas. See on käimas ja lepinguid juba sõlmitakse. Aga enne kui me jõuame tagasi CBO raporti teise hullumeelse osa juurde, on veel üks infokild, mis pärineb Warzone'i ehk TVVZ raportist nende 7800 kosmosepüüduri kohta, mida CBO arvab olevat vaja, et kuldne kupliprojekt oleks teostatav. TVC teatab, et kõik, mida CBO on kuldse kupli kohta öelnud, põhineb eeldusel, et süsteemil on 6 põhielementi. Esimesena nimekirjas on tohutu 7800 kosmosepüüduri konstellatsioon, mis neelab endasse 60% eelarvest ja tundub olevat kuldse kupli kõige arenenum osa. Kui kogu süsteem suudetakse kokku panna, siis need püüdurid vastutavad ballistiliste rakettide allatulistamise eest juba nende kiirendusfaasis või kosmosesse suunduval teekonna osal. Teised elemendid katavad nii ülemised kui alumised laiaulatuslikud maismaa-alad, seejärel piirkondlikud sektorid ja lisakaitse Ameerika 4 olemasolevale maismaapõhisele objektile. Samuti mainitakse kosmosesatelliitide konstellatsiooni, mida kasutatakse sihtmärkide jälgimiseks ja just siin usume, et SpaceX tuleb mängu. Kihtide vahel, mis jäävad kosmosepõhiste tõrjurite ja satelliitide konstellatsiooni vahele, viidatakse tõenäoliselt Ameerika olemasolevate maa- ja merel baseeruvate raketitõrjevõimekuste laiendamisele, kuhu kuuluvad näiteks kõrgkõrguse lõppfaasi raketitõrjesüsteem ja järgmise põlvkonna tõrjur, teatab EVC-d. Nii et see näib kinnitavat kogu kuldse kupli plaani, vähemalt nii, nagu CBO seda näeb. Tõrjurid kosmoses, mida toetavad veelgi rohkem tõrjureid maa peal, ning kõik need saavad andmeid satelliitidelt, sensoritelt ja radaritelt, millest viimased 2 on tõenäoliselt need, mis USA-l juba maa peal olemas on. Hakkab kujunema pilt sellest, mis kuldne kuppel olema saab. Aga me pole veel jõudnud tõeliselt hullumeelse osa juurde. Nii muljetavaldav, kui see otse tähesadadest pärit süsteem ka ei tunduks, tuleb alati arvestada ka ebamugava kulupoolga. Need numbrid löövad su pahviks. Aga enne kui sukeldume sellesse, mida CBO arvab selle kõige maksumuseks, tuletan kiiresti meelde, et vaatad The Military Show'd. Kui saad sellelt kanalilt uusi teadmisi, siis ära unusta tellida, et näha rohkem meie videoid. Nii et maksumus. Me lihtsalt ütleme selle otse välja. Kongressi eelarveamet ütleb, et selleks, et teha kuldkupli versioon, millel on 7800 kosmosesse suunatud püüdurit ja kõik muu, mida oleme kirjeldanud, teostatavaks. Pentagon peab arenduseks, kasutuselevõtuks ja hoolduseks kulutama jahmatavad $1,2 triljonit. Ja et asja veeli keerulisemaks teha, on selle tohutu kulutuse tulemusel valmiv kuldkuppel õhutõrjesüsteem, mis suudab töötada umbes 20 aastat, enne kui kõik tuleb välja vahetada. CBO hinnangul kulub $1,2 triljonist umbes $1 triljon kuldkupli soetuskuludeks. Ülejäänud raha kulutatakse tõenäoliselt õhutõrjesüsteemide paigaldamisele ja nende hooldamisele ajal, mil need tiirlevad sadade miilide kõrgusel Ameerika kohal. Töötajatele tuleb maksta palka, vaja on hooldust, remonte ja perioodilisi uuendusi. Kui Kongressi eelarvebüroo, KEB, on õigus, kavatseb USA kulutada tohutult palju raha kuldsele kuplile. Nendel arvudel on mõned olulised täpsustused. Esiteks, kuigi $1,2 triljonit kõlab tohutult ja see ongi väga suur summa, ei ole see siiski midagi enneolematut võrreldes sellega, mida USA on varem oma sõjalise võimekuse suurendamiseks maksnud. Business Insideri andmetel maksis F-35 projekt USA-le inflatsiooni arvestades üle $2 triljoni. Seega ei ole selline kulutamine pretsedenditu. Teine täpsustus on see, et see summa põhineb CBO koostatud hinnangul ning isegi CBO ise ütleb, et on äärmiselt keeruline ennustada, kui suureks kuldse kupli tegelik hind lõpuks kujuneb. Kuigi DoD 2027 eelarveaasta taotlusest pärit dokumentides on esitatud GDA rahastamiskavade 5-aastased prognoosid, üksikasju selle kohta, milliseid ja kui palju süsteeme kasutusele võetakse ning milline saab olema lõplik arhitektuur, ei ole avalikustatud, mistõttu on võimatu hinnata DoD poolt kaalutava GDA süsteemi pikaajalisi kulusid, märgib CBO.
Kontekst. GDA tähendab Golden Dome for America. See ei ole Pentagoni jaoks nii hea uudis, kui see kõlab. Võimatu hinnata tähendab lihtsalt seda, et kuldse kupli pidevad hoolduskulud võivad olla isegi kõrgemad, kui CBO on hinnanud. Ja meil on veel üks oluline märkus CBO arvude kohta. Trumpi administratsioon ütleb, et kuldne kuppel läheb palju odavamaks maksma. Kui USA president Donald Trump teatas kuldse kupli kontseptsioonist vahetult pärast Valgesse Majja naasmist, ütles ta, et programmi alginvesteering oleks vaid $25 miljardit. On kummaline öelda vaid, kui räägitakse nii suurest summast, kuid see on vaid murdosa 1,2 triljonist, mida CBO prognoosib. Kui lisada pidevad kulud, ütles Trump, et kuldse kupli kogumaksumus oleks $175 miljardit. See on endiselt suur summa, kuid jääb siiski napilt alla 15% CBO hinnangust. Pentagoni prognoosid kuldse kupli kohta tõusid märtsis veidi $175 miljardilt $185 miljardi, kuid fakt on see, et CBO hinnangute ja Trumpi administratsiooni väidete vahel on tohutu erinevus selle kohta, kui palju see kõik maksma läheb. Mis siis toimub? CBO-l on võimalik seletus. USA kaitseministeeriumi ehk DOD esitatud kulud hõlmavad ilmselt lühemat ajavahemikku kui CBO analüüs ning võivad kajastada erinevat tegevusulatust ja eelarvekategooriaid, märgib CBO. See võib tähendada kahte asja. Kas Pentagonil, DOD-l ja Trumpi administratsioonil on palju piiratum nägemus sellest, milline Golden Dome saab olema, või kui eeldada, et CBO-l on õigus, on Trumpi administratsiooni prognoosid kogu selle projekti maksumuse kohta täiesti ebatäpsed. Me saame teada, kumb variant on õige, alles siis, kui Golden Dome'i kohta avaldatakse rohkem konkreetseid üksikasju. Ja CBO hinnangu juures on veel üks aspekt, mida tasub kogu selle teema juures mainida. Nii muljetavaldav, kui see pealkirjas mainitud 7800 kosmosesse paigutatud tõrjerakettiga poleks, on kogu sellel võrgustikul siiski piirangud. CBO ütleb, et Golden Dome'i prognoositava versiooni kosmosepõhine osa suudab korraga tabada vaid 10 sihtmärki. See tundub olevat äärmiselt väike arv, kuigi sellel on omad põhjused. Ballistilise raketi tõusufaasis on õhutõrjesüsteemil selle allatulistamiseks vaid 3–5 minuti pikkune ajavahemik. Et kuldkuppel saaks selle raketi alla tulistada, peab see asuma madalal maa-orbiidil, umbes 300–500 kilomeetri kõrgusel. Probleem seisneb selles, et madalal maa-orbiidil olevad satelliidid ei saa püsida kindlate punktide kohal planeedil. Nad liiguvad pidevalt, kuna tiirlevad vööndis, mis on keskendatud ekvaatorile ja mille põhjapoolne ning lõunapoolne ulatus sõltub nendele seatud orbiidi kaldenurgast. See tekitab probleemi, et USA-l on vaja piisavalt suurt satelliitide konstellatsiooni õigetes kohtades, et saata välja raketitõrjeraketid, mis on vajalikud ballistilise raketi ohu tõrjumiseks. Kongressi eelarveamet CBO toob isegi näite. USA-l oleks vaja 20 kosmosepõhist tõrjeraketi satelliiti, mis oleksid õigetes kohtades, kui ta tahab, et iga 10 ballistilise raketi pihta lastaks 2 tõrjeraketti. Selleks, et korraga saaks rohkem ballistilisi rakette alla tulistada, peab USA saatma rohkem satelliite kosmosesse. See tõstab kulud veelgi kõrgemaks. Tõenäoliselt palju üle Kongressi eelarveameti hinnatud $1,2 triljoni. Seal on konkreetselt öeldud, et umbes 30 000 satelliiti oleks vaja, et toetada 7800 tõrjeraketti kosmoses 20 aasta jooksul. Nii et Ameerika Ühendriikidel on siin lahendamist vajav väljakutse. Lõppude lõpuks on Trumpi administratsioon selgelt öelnud, et Golden Dome'i süsteem on mõeldud pakkuma kaitset kõigi USA võimalike vaenlaste, sealhulgas Hiina ja Venemaa poolt lähtuvate ohtude vastu. CBO hinnangud selle kohta, milline süsteem välja näeb, keskenduvad rohkem sellele, mida nad nimetavad piirkondlikeks ohtudeks, nagu näiteks Põhja-Korea ja Iraani poolt lähtuvad ohud, kus on üsna lihtne ennustada, kust ballistiline rakett välja lastakse. CBO järeldus on lihtne. Kuldkuppel saab olema palju parem kui miski, mis Ameerika Ühendriikidel praegu olemas on, kuid sellest ei pruugi siiski piisata, et tõrjuda ühe Ameerika kõige hirmutavama rivaali massiivset ballistiliste rakettide rünnakut. Muidugi vajame Valge Maja poolt rohkem üksikasju selle kohta, mida nad täpselt kuldse kupli jaoks plaanivad. Me teame, milleks see mõeldud on. Me teame Kongressi eelarvebüroo hinnangut selle hullumeelse süsteemi vajaliku ülesehituse kohta. Aga kui asi puudutab konkreetseid detaile, pole Valge Maja eriti midagi avaldanud peale mõne lepingu jagamise. Nagu Defense Express märgib, on räägitud sellest, et USA tugevdab oma kuu infrastruktuuri ja loob isegi baase kuule, mis kõik viitab Trumpi administratsiooni ambitsioonidele. Kuid konkreetseid üksikasju on vähe, kuid isegi kõigi nende mööndustega kardavad Ameerika vaenlased kuldset kuplit. Seda ei ütle ainult meie. Kuudel pärast Ameerika projekti väljakuulutamist olid enamik riike, keda võiks pidada tema vaenlasteks, kuldse kupli pärast tagajalgadel.
Põhja-Korea andis välja avaldusi, mis mõistsid selle idee hukka, nimetades seda kosmose tuumasõja stsenaariumiks, mis toetab USA ühepoolse domineerimise strateegiat, mis on tüüpiline Ameerika arrogantsi ja eneseõigustuse näide. Suured sõnad riigilt, mida juhib tasakaalust väljas diktaator omaenda tuumaambitsioonidega. Venemaa ja Hiina reageerisid samuti kuldsele kupile ühisavaldusega, nimetades seda olemuselt sügavalt destabiliseerivaks ning väites, et kuldse kupli olemasolu annab teistele riikidele veelgi suurema tõuke arendada nii kineetilisi kui ka mittekineetilisi vahendeid kupli vastu võitlemiseks. Kuid tõeline arusaam sellest, kuidas Hiina ja Venemaa suhtuvad kuldsesse kuplisse, tuleb sellest, mida see tähendab sõja tuleviku kosmosepõhiste aspektide seisukohalt. Olukorda raskendab veelgi asjaolu, et Ameerika kuldkupli programm näeb otseselt ette ka relvastuse märkimisväärset tugevdamist kosmoses sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks, sealhulgas tõrjesüsteemide arendamist ja orbiidile paigutamist, muutes kosmoserelvade paigutamise keskkonnaks ja relvastatud vastasseisu areeniks, seisab ühisavalduses. Just siin tekibki hirm. Kui USA suudab kuldkupli ellu viia, ükskõik millises konfiguratsioonis see lõpuks ka ei oleks, tähendab see, et Ameerika teeb tohutu hüppe edasi sõjapidamise järgmises piirivaldkonnas. Tegelikkus, mida ei Venemaa ega Hiina taha avalikustada, on see, et nad on astunud samme selleks, et saada koos USA-ga domineerivaks jõuks kosmoses. Nii TVC kui ka Georgetowni julgeolekuuuringute ülevaade toovad välja, et kõik 3 riiki on viimastel aastatel katsetanud satelliidivastaseid relvi ning Ameerika vaenlased on juba paigutanud omaenda tõrjeraketid kosmosesse. Eriti just Hiina katsetab väidetavalt geosünkroonse maaorbiidi võimekust, mis võiks ohustada USA süsteeme, sealhulgas GPS-i ja Ameerika varajase raketihäire infrastruktuuri. Seega, kui Venemaa ja Hiina teevad ühisavaldusi selle kohta, mida USA teeb, võivad nad seda esitleda nii, nagu Ameerika rikuks ülemaailmset julgeoleku tasakaalu. Aga tegelikult mõtlevad nad selle all seda, et neile ei anta vabalt kosmosesõja võidujooksus ette minna. West Pointi kaasaegse sõja instituut võtab selle kõik kokku traditsioonilise sõjapidamise mõistetesse. See ütleb, et nii kaua kui sõdu on peetud, on konfliktis olijad alati püüdnud saavutada kõrgemat positsiooni. Kui sa kontrollid seda kõrgemat positsiooni, siis kontrollid kogu võitlust. Sellepärast ehitati kindlused mäetippudele. Kõrgus tähendab paremat jälgimist ja võimalust võidelda vaenlasega, kes peab end sinu juurde jõudmiseks ära kurnama. Just seda näeme me nüüd selliste projektide puhul nagu kuldne kuppel. Ainult et kõrgeim positsioon on nüüd sõna otseses mõttes väljaspool seda maailma. Instituut väidab, et tuleviku sõjapidamine taandub sellele, milline riik suudab oma ressursid kosmosesse paigutada enne, kui vaenlasel tekib võimalus reageerida või vastumeetmeid rakendada. Sõjapidamise olemus hakkab muutuma. See, mis oli kunagi puhtalt strateegiline, muutub nüüd üha enam tehniliseks. See on nii olnud juba mõnda aega. Kaasaegsed relvasüsteemid eksisteerivad tänu tehnoloogia tohutule arengule. Kuid milleks USA nüüd valmistub, on sõjad, mida peetakse uuel rindel. Kuldne kuppel on loodud andma Ameerikale varajast eelis sõjapidamise uues valdkonnas. Kas see suudab seda tegelikult teha, sõltub sellest, kui palju USA on valmis panustama projekti, mille kohta CBO ütleb, et selle kulud võivad kontrolli alt väljuda. Kas kuldne kuppel on raiskamine või läbimurre sõjanduses? USA kaitseministeeriumi kavandatav eelarve 2027 majandusaastaks on kindlasti pannud nii mõnegi kulmu kerkima. Inflatsiooni arvestades on $1,5 triljoni suurune ettepanek peaaegu 40% suurem kui 2026 aasta oma, mis oli juba iseenesest üks suurimaid kaitsekulutuste ettepanekuid USA ajaloos. Kuid USA kaitseministeeriumi selle hiiglasliku eelarvetaotluse üksikasjalikus jaotuses peitub erakordse tähtsusega kuluartikkel $54,6 miljardit kaitseautonoomse sõjapidamise grupile ehk lühidalt TOG. See kulu muudab sisuliselt kogu USA lähenemist maailma konfliktidele. Ja kuna USA'l on endiselt maailma kõige võimsam sõjavägi, siis selle eelarverea abil on USA sisuliselt sõjareeglid ümber kirjutanud. Siin on, kuidas see käib. Kui sa pole kunagi varem kuulnud TOG-ist, siis sa pole üksi. TOG on hiljutine areng, mis loodi ilma suurema kärata 2025 aasta lõpus. Selle 2026 aasta eelarve oli suhteliselt tagasihoidlik. $225 miljonit, mis võib teiste eelarveridade seas kergesti märkamata jääda. Aga taotlus $54,6 miljardi eraldamiseks TOG-ile 2027 aasta eelarves, mis tähendab 24,000% suurust aastast rahastuse kasvu, on võimatu märkamata jätta. See on tohutu summa, isegi ajaloos suurima kaitse-eelarve taotluse kontekstis.
Võrduseks, see on samas suurusjärgus nagu hiiglaslike rahvusvaheliste ettevõtete, näiteks American Airlinesi, Inteli või Uberi aastased tulud. Või selliste riikide nagu Läti, Kambodža või Bahreini SKP. Või täpsemalt, see on rohkem kui kogu USA merejalaväe 2027 eelarveaasta taotlus, mis on $52,8 miljardit ning tegemist on ühe suurima eelarverea kuluga. Seega on Dog selgelt väga kõrge prioriteediga ettevõtmine. Tõepoolest, sellise suurusjärguga eelarve, mida taotletakse organisatsioonile, mida 18 kuud tagasi veel ei eksisteerinud, on tänapäeval pretsedenditu. Aga mis täpselt on Dog? Ja kuidas kogu see raha kulutatakse? Nagu nimigi viitab, on kaitse autonoomse sõjapidamise grupp, DOG, mõeldud Pentagoni hangete, arenduse ja integreerimise programmiks, mis koordineerib droonide, lennukite ja laevade tegevust kõigis sõjapidamise valdkondades. Selle loomine on sisuliselt areng selles, kuidas USA sõjavägi autonoomset sõjapidamist käsitleb. Kuigi mitte samal tasemel nagu ühtsed väejuhatused, näiteks kosmoseväejuhatus 2019. aastal või küberväejuhatus 2017. aastal. Selle asemel peegeldab DOG prioriteetide muutust hangete ja integreerimise valdkonnas. Sama loogikaga, mis kajastab kasvavat rõhuasetust, mida need varasemad organisatsioonid esindasid. Kongress andis nendele spetsialiseeritud väejuhatustele volitused, sest väeliikide killustatud lähenemisviisid kosmose- ja kübervaldkonnas olid aja jooksul loonud dubleerimist või ohtlikke lünki. Täna ähvardab USA laiaulatuslik tegevus mehitamata autonoomsete süsteemide ja tehisintellekti vallas erinevates väeliikides tekitada samu riske. Dog loomine on katse neid riske ohjeldada. Keskne juhtimine peaks lihtsustama USA sõjaväe autonoomsete süsteemide arendamist, tagades, et erinevad väeliigid ei taotleks vastuolulisi taktikalisi eesmärke ega kokkusobimatut tehnoloogiat või tehnilisi standardeid. Kuid mis veelgi olulisem, Dog loomine näitab USA soovi jääda juhtivaks sõjaliseks suurvõimuks ja vältida mahajäämist olukorras, kus sõjapidamine muutub põhjalikult. Nagu sõjad Ukrainas ja Pärsia lahes on selgelt näidanud, domineerivad droonid nüüd sõjapidamist kõigis valdkondades. Hinnanguliselt põhjustavad droonid nüüd vähemalt 70% varustuse ja isikukaotustest nii Vene kui ka Ukraina poolel. Autonoomsed tehisintellekti juhitud droonid paistavad olevat järgmine suur arengusuund. Seega on täiesti loogiline, et USA seab need süsteemid nii julgelt prioriteediks. Eelised räägivad iseenda eest. Autonoomsed tehisintellekti juhitud süsteemid pakuvad sõjaväele suuremat operatiivkiirust, täpsust ja ohutust, vähendades inimeste riski lahingutsoonides. Need kiirendavad otsustusprotsesse, parandavad sihtmärkide tuvastamise täpsust ning võimaldavad keerukaid missioone keskkondades, mis on inimtöötajatele liiga ohtlikud. Tehisintellekt töötab masina kiirusel, kiirendades ODA, Observe, Orient, Decide, Act tsüklit ning töötleb tohutul hulgal andmeid kiiremini kui inimanalüütikud. Tulemuseks on kiirem ohtude tuvastamine ja reageerimine. Nagu on tõestanud USA Palantir Project Maven tarkvara kasutuselevõtt, parandavad masinõppe algoritmid sihtmärkide tuvastamist ja klassifitseerimist. See vähendab inimlikke vigu ja võimalikke kaasnevaid kahjusid, pakkudes järjepidevamat ja täpsemat ohtude tuvastamist. Lisaks pakub tehisintellekt ka tegevuskulude kokkuhoidu ja optimeeritud logistikat. Tehisintellektil põhinev ennustav hooldus annab operaatoritele teada, millal on vaja remonti teha ja nii edasi. See vähendab seadmete seisakuid, samal ajal kui automatiseeritud jälgimine ja logistika vähendavad tööjõuvajadust ööpäevaringseks jälgimiseks ja varustuse kohale toimetamiseks. Lahinguväljal saavad maismaal, merel ja õhus tegutsevad autonoomsed droonid täita igavaid, räpaseid ja ohtlikke ülesandeid, nagu liikumisteede puhastamine, pommide kahjutustamine ja luure. See vähendab tööjõuvajadust ja võib oluliselt vähendada omapoolseid kaotusi. Samal ajal suudavad uued tehnoloogiad nagu drooniparved autonoomselt koordineerida, et vaenlase kaitset üle koormata või tegutseda juurdepääsupiiranguga aladel viisil, mida traditsioonilised sõjapidamisviisid ei võimalda. Järeldus on selge. Kui USA soovib säilitada oma sõjalist ülekaalu ja kiiret üleolekut, on autonoomsete tehisintellektil põhinevate süsteemide sügav integreerimine täiesti hädavajalik. Kuid siin on üks konks. Ilma kogu droonide ökosüsteemi, alates tootmisest ja hankest kuni kasutuselevõtuni, kõrgetasemelise ühtse juhtimiseta on Ukrainas nähtud droonide saavutatud hävitusmäärad ja tõhusus palju raskemini saavutatavad. Nagu võib arvata, liiguvad sõjaväed üle maailma selle poole, et luua oma struktuuridesse spetsiaalsed mehitamata süsteemide teenistused, väejuhatused või organisatsioonid. Ukraina oli esimene. Mehitamata süsteemide vägi ehk SPS loodi ametlikult 11. juunil 2024.
see on esimene spetsiaalne mehitamata süsteemide väeliik ükskõik millises maailmasõjaväes ning see on väga aktiivne. 2025 aasta lõpuseisuga viis see läbi 100 000 kuni 120 000 droonilendu kuus. Venemaal on samuti spetsiaalne mehitamata süsteemide vägi, VBS, mis on samuti lühend mehitamata süsteemide vägedest, ainult et vene, mitte ukraina keeles. VBS loodi 12 novembril 2025 umbes 17 kuud pärast Ukrainat. Kuid erinevalt SPS-ist on VBS liigitatud lahinguväeliigiks, mitte iseseisvaks väeliigiks. Kui SPS tegutseb Ukraina relvajõudude eraldiseisva haruna, siis VBS-i rügemendid on dünaamiliselt seotud maaväe, mereväe või õhudessantväe üksustega. Aga see ei tähenda, et venelased ei võtaks droonide juhtimist ja kontrolli sama tõsiselt kui Ukraina. Ukraina uuenduslikkus selles valdkonnas on neid selleks sundinud. Lekkinud värbamisdokumendid viitavad eesmärgile saavutada 2026 aasta lõpuks 78 800 droonoperatsioonide personal, plaaniga laieneda lõpuks peaaegu 210 000 nii. Hiina, Iraan ja Põhja-Korea on sellele probleemile lähenenud teistmoodi. Põhja-Korea drooniprogrammi juhib keskse juhtimisega mehitamata lennundustehnoloogia kompleks, mis on relvatööstuse osakonna spetsialiseerunud organisatsioon. Siiski näib tegelik operatiivjuhtimine olevat killustatud. Iraan on samal ajal integreerinud droonid tugevalt kõigisse oma sõjalise tegevuse aspektidesse, kuid selle mosaiikkaitsestrateegia rõhutab detsentraliseerimist, mis võimaldab neil tulistada droone ja rakette üle kogu riigi. Näiliselt ilma ühegi pausita, isegi pärast seda, kui enamik nende komandöre oli USA ja Iisraeli õhurünnakutes mõrvatud või lahingus hukkunud. Hiina lähenemine on taas erinev, kuid võib-olla kõige sarnasem Vene mudelile. Selle asemel, et luua spetsiaalne mehitamata süsteemide teenistus, on Hiina rahvavabastusarmee alates 2020. aastast seadnud intelligentiseerimise moderniseerimise prioriteediks. Plaani kohaselt integreeritakse mehitamata ja autonoomsed süsteemid kõigis 5 teenistuses ja kõigis 5 sõjaväeringkonnas, kuid näib, et ilma tsentraliseeritud ühtse juhtimiseta. Pole selge, kas see on strateegiline otsus või on nad lihtsalt aeglasemad kui USA, kuid selge on see, et USA on valinud tsentraliseeritud mudeli. Ja DOG on selle tulemus. Nüüd, DOG-i kontseptsioon ei ilmunud lihtsalt tühja koha pealt. Suures osas on see varasemate USA sõjaliste programmide laiendus ja konsolideerimine ühtsemaks ja võimsamaks tervikuks. Kõige olulisem neist on Replikaatori programm. Replikaatori algatuse käivitas 2023 aasta augustis endine kaitseministri asetäitja Kathleen Hicks. Programmi eesmärk oli 2025 aasta augustiks paigutada mitmesse valdkonda 1000 odavad, kergesti asendatavad autonoomsed droonid, mis põhinevad tehisintellekti süsteemidel, eelkõige Hiina sõjalise kasvu tõkestamiseks. 2028 aastaks oodati 100 000 ühesuunaliste ründedroonide kasutuselevõttu. Kuid selle asemel, et saavutada eesmärk paigutada 1000 süsteeme, sattus programm erinevatesse probleemidesse ning väidetavalt suudeti sihtajaks kasutusele võtta vaid 100 seadmeid. Mõned replikaatori süsteemid olid väidetavalt ebausaldusväärsed või liiga kallid. Mõnda toodeti liiga aeglaselt, et neid oleks saanud vajalikus koguses hankida ja mõned lihtsalt ei töötanud ootuspäraselt. Võib-olla kõige kõnekam on see, et Pentagonil oli väidetavalt raskusi tarkvara leidmisega, mis suudaks edukalt juhtida erinevate ettevõtete poolt toodetud suurt hulka droone, mis töötaksid koordineeritult sihtmärgi leidmiseks ja vajadusel selle ründamiseks. Nagu varsti näeme, ei ole see tehisintellektil põhinev ühtne tarkvara arhitektuur lihtsalt soovi nimekirja punkt. See on DOG-ist inspireeritud uues sõjapidamisviisis täiesti keskse tähtsusega. Tõepoolest, tarkvara juhtimise ja kontrollikiht heterogeensete autonoomsete laevastike jaoks on üks peamisi kulukategooriaid selles $54,6 miljardi suuruses rahastamistaotluses. Siin saates The Military Show süveneme põhjalikult, et tuua teieni laiem pilt. Me ei korruta samu pealkirju nagu kõik teised kanalid. Me filtreerime välja müra, et tuua teieni tõelised lood ja selgitada, miks need olulised on. Kui te pole seda veel teinud, siis tellige kanal, et oleksite alati kursis. Vaatame lähemalt, mida Kaitseministeerium loodab saada oma $54,6 miljardi suuruse investeeringu eest. Esimene kulukategooria on Replicator programmi pärandportfelli kuuluvate suurte ühesuunaliste ründedroonide, mehitamata pinnalaevade ja mehitamata allveesõidukite jätkamine ja laiendamine. Tööstusanalüüsid on viidanud eesmärgile, milleks on üle 200 000 autonoomse süsteemi kogu DOG-i ja droonide domineerimise valdkonnas 2028 eelarveaastaks.
droonide domineerimine on dogiga paralleelne täiendav algatus Pentagoni laiemas autonoomse sõjapidamise strateegias. Peamine erinevus nende kahe vahel seisneb selles, et dog keskendub suurtele droonidele, samas kui droonide domineerimine keskendub väikestele droonidele. Mõlemad hõlmavad nii ründe kui ka kaitsetegevusi droonide vastu. Ühine ametkondade vaheline rakkerühm 401 ehk lühidalt JATF 401 on organisatsioon, mis vastutab droonide domineerimise programmi eest. Nagu DOG on see uus üksus loodud augustis 2025 ning see, kuidas see dogiga suhtleb, on oluline osa kogu võrrandist, nagu me varsti teada saame. Dogi kulutuste teine kategooria on eelmainitud tehisintellekti toel töötav juhtimis- ja kontrolltarkvara ning see on võib-olla kõige olulisem. Replikatoori suutmatus sellist süsteemi tagada peetakse algse initsiatiivi arhitektuuri üheks keskseks puuduseks. Ilma sellise süsteemita on praktiliselt võimatu koordineerida erinevatest tootjatest pärit erinevatest droonidest koosnevaid drooniparvi tervikliku juhtimis- ja kontrollistruktuuri raames. Praktiliselt võimatu, kuid võib-olla mitte täiesti võimatu. Pentagon otsib aktiivselt lahendust. Näiteks 2026 aasta jaanuaris käivitas Pentagon autonoomsete sõidukite orkestreerija auhinnavõistluse, mille eesmärk on leida just selline drooniparvede koordineerimise tarkvara ning mille maksimaalne auhinnafond on $100 miljonit. Siiski, kui sobiv tarkvara on leitud, ulatuks kogu 5-aastase programmi jooksul vajalik juhtimis- ja kontrollisüsteemide investeering tõenäoliselt mitme miljardi dollarini. See on mõistetav, arvestades tipptasemel tehisintellekti jaoks vajaliku arvutusvõimsuse kõrget hinda ning seda, et tehisintellekt on mõeldud olema dogi tegevuse keskmes. Nüüd ei ole iseenesest üllatav, et tehisintellekt on dogi keskmes. USA integreerib tehisintellekti kiiresti kogu oma sõjaväes. Aga dogi tehisintellekti integreerimine on teistsugune. Dog käsitleb tehisintellekti kui peamist lahinguvahendit, mitte lihtsalt abistavat tööriista. See tähistab olulist nihet riistvarakeskselt hangelt tarkvarapõhisele tehisintellektist lähtuvatele sõjapidamismudelile. Selle muutuse aluseks on karm õppetund, mis saadi Ukrainas ja Iraanis ning Replicator-programmi ebaõnnestumisest. Varem pani Pentagon peamise rõhu riistvarale, kuid tegelikkuses on riistvara teisejärguline võrreldes seda juhtiva tehisintellekti tarkvaraga. Selle tulemusena käsitleb DOG oma praeguses strateegias tehisintellekti ja füüsilist autonoomiat kui dünaamilist duot, kus tarkvara on peamine strateegiline vara. Eesmärk on ju kasutusele võtta intelligentseid parvi, kus tehisintellekt võimaldab autonoomset otsustamist, koordineerimist ja kohanemist masinakiirusel. Ja see taandub tarkvara kvaliteedile rohkem kui ükskõik millisele seadmele, mida see juhib. Et lihtsustada tehisintellektil põhineva tarkvara arendamise protsessi, mis juhib ja tsentraliseerib mehitamata süsteemide tööd, rakendab DOG ka modulaarseid avatud süsteemi arhitektuure ehk MOSAT ning DOD andmekorralduse protokolli. Lihtsustatult öeldes tähendab see, et kõik platvormid peavad pakkuma standardiseeritud liideseid kolmandate osapoolte integreerimiseks ja üle õhu uuendusteks. Eesmärk on võimaldada kiiret kommertssektorile omast iteratsiooni, mis oleks märkimisväärne muutus võrreldes traditsiooniliste kaitsehanketsüklitega. Mõnevõrra vastuoluliselt erineb DOG oluliselt tsiviilsektori tehisintellekti normidest, lükates tagasi mudelid, millel on piiravad eetilised kaitsemeetmed. Anthropicu Claude'i mudelit oli USA sõjaväes laialdaselt kasutatud ning väidetavalt kasutati seda ka USA operatsiooni ajal, mille eesmärk oli röövida Venezuela president Nicolas Maduro. Siiski, avalikkuse surve tõttu esitas Anthropic hiljem vastuväiteid Claude'i piiramatu kasutamise kohta sõjalistel eesmärkidel. Lühikese ajaga määras USA sõjaministeerium ettevõtte tarneahela riskiks selle tagajärjel. Samuti selle juhtumi tagajärjel, nagu on kirjeldatud Kaitseministeeriumi 2026 aasta jaanuari tehisintellekti strateegias, nõuab DOG nüüd kõigi seaduslike kasutusmudelite puhul, et need oleksid vabad ideoloogilisest häälestamisest või piiravatest kasutuspoliitikatest, mis võiksid vähendada lahingu tõhusust. See hõlmab ka selliste ettevõtete tooteid nagu Palantir, kelle hiljuti avaldatud manifest lükkab tagasi eetilised piirangud tehisintellekti kasutamisel. Tõepoolest, selle manifesti põhjal otsustades on Palantir DOG-i jaoks ideaalne partner. Nagu varem mainitud, kasutatakse selle Project Maven tarkvara juba laialdaselt USA sõjaväes. Ja manifesti peamised punktid, nagu näiteks, et selle sajandi kõva jõud põhineb tarkvaral ning inseneride eliidil on selge kohustus osaleda riigikaitses, näitavad sügavat ideoloogilist ja operatiivset ühtsust DOG-iga. Nüüd, DOG-i tegevuste kolmas kategooria on sõjamängud, katsetused ja operatiivsete kontseptsioonide arendamine.
Nagu admiral Samuel Paparo kirjeldas 2025 aasta detsembris Reagani riigikaitsefoorumil, hõlmab see suund nii reaalseid lahinglaskmisi USA mandriosa polügoonidel kui ka simulatsioone, mida viiakse läbi Enders Foundry keskkonnas. Enders Foundry on üks 7 tempot seadvast projektist ehk PSP-st, mille Kaitseministeerium käivitas osana eelmainitud tehisintellekti kiirendamise strateegiast, mis avalikustati jaanuaris. Projekt on saanud nime romaani Enderi mäng järgi ning keskendub tihedamate tagasisideahelate loomisele simulatsioonide arenduse ehk SimDevi ja reaalse maailma operatsioonide ehk SimOpsi vahel. Eesmärk on kiiresti testida, täiustada ja kohandada taktikaid tehisintellektiga võimestatud vastaste vastu. Nagu on näha Ukrainas, kus vastumeetmed vaenlase tehnoloogiatele võivad olla kasutusel 4–8 nädala jooksul pärast nende kasutuselevõttu, on tagasisideahelate ja iteratsiooni kiirus ning kvaliteet pideva operatiivse edu kriitiline osa. Ja see viib meid 4. ja viimase DoD kulutuste kategooriani, mis tõenäoliselt on ka suurim ja võib-olla kõige olulisem USA sõjaväes. Konsolideerimine. Täpsemalt, olemasolevate teenistuste mehitamata süsteemide programmide koondamine ühe osakonna alluvusse. Ühelt poolt on see täiesti loogiline. Nagu varem mainitud, vähendab selline konsolideerimine teenistuste vahelist kokkusobimatust ja tagab ühtse doktriini, eriti tehisintellektiga võimestatud hävitusahelate ja lahingujuhtimise puhul. Teisalt tähendab see konsolideerimine seda, et võetakse teenistustelt ära volitused, kes praegu juhivad USA mehitamata ja tehisintellekti programmide erinevaid aspekte ning viiakse need DoD alluvusse. Ja kui ajalugu midagi näitab, siis selline suur institutsionaalne ümberkorraldus tekitab tõenäoliselt institutsionaalset vastupanu. Sarnane protsess toimus strateegilise kaitsealgatuse organisatsiooniga ehk STIO-ga. Organisatsioon loodi 1984 aastal, et juhtida tähtede sõdade programmi, külma sõjaaegset raketipõhist kosmosekaitsealgatust, mille eesmärk oli kaitsta USA'd tuumarelvade ballistiliste raketirünnakute eest. STIO, armee, mereväe ja õhujõudude ühendatud tegevus toimib üsna sarnaselt sellele, kuidas DOG peaks toimima USA mehitamata süsteemide vallas. Kuid see kohtas vastupanu USA kaitsesüsteemi sees. Seetõttu on tõenäoline, et DOG-i võimu koondamise teatud aspektide tõttu kohtab see sarnast vastupanu. Nüüd on lahtine küsimus, kas DOG-i programmi bürool on institutsionaalset kaalu, et sellise vastupanu vastu koondamist säilitada. STIO pretsedent viitab sellele, et sellised koondamised võivad õnnestuda, kui neil on kõrgetasemeline poliitiline toetus, piisav rahastus ja nad saavutavad nähtavaid operatiivseid tulemusi mõistliku aja jooksul. DOG-il on esimesed 2 tingimust täidetud. 3. kohta peaks vastus selguma järgmise umbes 18 kuu jooksul. Kõike kokkuvõttes on selge, et DOG on teel saama president Donald Trumpi teise ametiaja tunnuslikuks kaitsetehnoloogia algatuseks. Siiski, ajalugu otsustab, kas see õnnestub või mitte. Täidesaatev võim on oma otsuse teinud. Uutes sõjapidamisreeglites on tehisintellekt ülioluline ning autonoomia üle käiv võistlus on praeguse ajastu kõige olulisem. See sõjavägi, kes selle esimesena ja kõige paremini omandab, võidab ning DOG on USA seni kõige ambitsioonikam ja konkreetsem samm võidu suunas. Aastaid tunnistas USA sõjavägi mehitamata ja autonoomsete süsteemide muutvat potentsiaali, kuid ei investeerinud nendesse piisavalt, vähemalt mõnede kriitikute arvates. $54,6 miljardi suurune investeering ühe eelarveaasta jooksul peaks need kriitikud vaikima panema. Siiski mõnede, nagu erru läinud kindral David Petraeus arvates ei piisa ainult raha kulutamisest tarkvarale ja riistvarale. Petraeus juhtis USA armeevägesid Iraagis ja Afganistanis ning oli CIA direktor. Ta viitab endise kaitseministri Bob Gaitsi tähelepanekule, et mehitamata süsteemide suurimaks väljakutseks oli nende mehitamine. Ja nende tõhus mehitamine nõuab mitte ainult oskuslikku personali, vaid ka tervet erialavaldkonda, väljaõppeahelat ja institutsionaalset raamistikku, et toetada kaugjuhtimise teel toimuvaid operatsioone. Ta ütleb, et droon, millel puuduvad kasutusreeglid, olulised jõustruktuuri muudatused, väljaõppinud operaatorid ja üksused, haritud juhid, hooldussüsteemid, luure integreerimine ja personalipoliitika ei ole üldse relvasüsteem. See on lihtsalt varatabelis, kuid vähem kui 2% DOG-i investeeringutest suunatakse doktriini ja integreerimise arendamisse. Need on elemendid, mis tema sõnul määravad, kas ülejäänud investeeringust kujuneb välja võitlusvõimeline jõud või lihtsalt kallis inventar. Ta hoiatab, et hoolimata DOG ulatuslikest mehhanismidest peab USA siiski rakendama selliseid kiireid organisatsioonilisi ja doktriinilisi muudatusi, nagu on nähtud Ukrainas. Ta hoiatab, et praegu on vähe teadlasi, kes sellega tegelevad, eriti kui rääkida autonoomsete võimete täielikust integreerimisest.
kuid see saab siiski olema mängumuutja. Ärge eksige, läbi dogi, droonide domineerimise ja teiste programmide jätkab USA oma konkurentidest kaugjuhtimisega ja autonoomsele riistvarale kulutamist ning arendab välja veelgi arenenumat tehnoloogiat. Dogi tsentraliseeritud korraldusest tulenevad mastaabisäästud peaksid andma täiendavaid konkurentsieeliseid. Ja USA juhib endiselt tehisintellekti võidujooksu, kuigi vahe, eriti Hiinaga, väheneb kiiresti. Kuid nagu Betrayes viitab, ei pruugi otsustav asümmeetria seisneda mastaabis, vaid selles, kui kiiresti operatiivne kogemus muutub kohanemiseks. USA sõjaväel on 11 lennukikandjat tunduvalt rohkem kui ühelgi teisel riigil maailmas. Need tohutud ujuvad lennuväljad võimandavad Ameerikal oma sõjalist jõudu rakendada üle kogu maailma tuhandete miilide kaugusel oma enda pinnast ja rannikust. Need pakuvad ainulaadset operatiivset paindlikkust, olles võimelised täitma lahingu, luure, heidutus ja julgeolekuülesandeid peaaegu kõikjal. Ja need said just erakordse uuenduse. Ulmefilmi stiilis futuristlik relv Locust Laser, mis on loodud tõrjuma ilmselt 21. sajandi lahinguvälja suurimat ohtu – droone. See uus relv suudab sõna otseses mõttes põletada mehitamata õhusõidukeid ehk droone otse taevast alla, sulatades nende konstruktsiooni elemendid ja kahjustades kriitilisi süsteeme silmapilkselt. Ja see on hindamatu täiendus USA lennukikandjatele, sest droonioht kasvab iga mööduva päevaga. Ja liiga kaua pole USA mereväel olnud nutikat ja kulutõhusat viisi selle vastu võitlemiseks. Näiteks 2023 aasta oktoobris tuvastas $1 miljard maksev Ameerika sõjalaev ootamatult oma radariekraanil 10 ohte, kui ta liikus läbi Punase merevete. Need ohud polnud ainult tiibraketid või vaenlase hävitajad. Need olid droonid ja tiibraketid, mida juhtisid Jeemeni Houthi mässulised. Odavad, masstoodanguna toodetud droonid, mille väärtus oli vaevu $50,000 tükk, kuid mis kandsid piisavalt lõhkeainet, et põhjustada tõsist kahju peaaegu igale sihtmärgile nende teel. Ja tol konkreetsel päeval olid nende tulejoonel mitu kaubalaeva ning ka Ameerika sõjalaev. Mereväe meeskond pidi kiiresti reageerima. Ja kuna neil polnud muid võimalusi, pidid nad tuginema laeva traditsioonilistele kaitsesüsteemidele, tõrjerakettidele. Need raketid ei olnud mõeldud droonide vastu kasutamiseks. Need olid mõeldud vaenlase hävitajate, pommitajate või teiste rakettide hävitamiseks. Tavaliselt olulised ja kallid sihtmärgid, mille väärtus ulatub sageli miljonitesse või isegi kümnetesse miljonitesse dollaritesse. Ka tõrjeraketid maksavad sageli vähemalt $1 miljon, mõnikord oluliselt rohkemgi. Kui sa sihid hävitajad tõrjerakettidega, siis kulutõhusus ei ole eriti probleemiks. On täiesti ratsionaalne paisata õhku $2 miljonit maksvat laskemoona, kui see tähendab vaenlase hävituslennuki allatulistamist, mis maksab oluliselt rohkem. Aga kui sa kasutad $1 miljoni rakette, et hävitada $50,000 maksvaid droone, on see hoopis teine lugu. Kujuta ette sõjalaeva või lennukikandjad, mis peab toime tulema tervete drooniparvedega, millest igaüks koosneb 10 või isegi 100 kamikaatse tüüpi mehitamata õhusõidukitest. See kulutaks sõna otseses mõttes $100 miljoneid, kui mitte miljardeid dollareid rakettidele vaid mõne nädalaga. See ei ole jätkusuutlik, isegi mitte USA jaoks, kellel on kaugelt suurim sõjaline eelarve maailmas. Selle asemel, kui soovid droonidega toime tulla, pead leidma taskukohasemaid ja tõhusamaid viise. Selle õppetunni sai Ukraina oma sõjas Venemaaga. Ukraina kaitsejõud peavad regulaarselt toime tulema massiivsete Vene drooniparvedega, kuid kasutavad nende allatoomiseks mitmesuguseid kulutõhusaid kaitsemeetmeid. See hõlmab kõike alates tehisintellektil töötavatest kuulipildujatornitest ja mobiilsetest tulegruppidest kuni tõrjedroonide ja elektroonilise sõjapidamise segajateni. Ja USA kaitsetööstus on olukorral Ukrainas hoolikalt silma peal hoidnud, õppides Kiievi kaitsjatelt, uurides andmeid, et teada saada, mis töötab, mis mitte ja kuidas. Ameerika väed saavad Ukraina taktikaid jäljendada või edasi arendada, et tõsta oma droonitõrjevõimekust, sest droonid ei kao kuhugi. See pole lihtsalt faas ega ajutine taktika, mis varsti aegub. Droonid on nii praeguse kui ka tulevase sõjapidamise osa, nagu me seda tunneme, ja pole raske mõista, miks. Neid on üllatavalt odav toota. Need maksavad vaid murdosa tüüpiliste tiibrakettide, ballistiliste rakettide või juhitavate pommide hinnast, kuid neil on hämmastav potentsiaal hävitada vaenlase jõude, kahjustada ja hävitada taristut ning külvata täielikku kaost kõikjal, kuhu neid kasutatakse. Oleme seda näinud Ukrainas ja Lähis-Idas ning paljud maailma juhtivad sõjaväed töötavad juba kõvasti selle nimel, et arendada välja oma järgmise põlvkonna droone, millel on suuremad lõhkepead, paremad mootorid, targemad tehisintellektid ja enneolematud võimed.
Hiina on näiteks välja töötanud hämmastava autonoomse parvtehnoloogia, mis võimaldab 10 droonidel sihtmärke otsida, tuvastada, jälgida ja rünnata peaaegu ilma inimsekkumiseta. Keegi ei saa endale lubada mehitamata õhusõidukite kasvava tähtsuse eiramist, eriti mitte USA, mis on olnud põlvkondade kaupa maailma võimsaim sõjaline jõud. Et säilitada oma positsiooni edetabeli tipus, peab USA mitte ainult arendama omaenda drooniarmeed, vaid leidma ka parimad viisid vaenlase droonide tõrjumiseks ja hävitamiseks nii õhus, maal kui eriti merel, kuna USA merevägi peab ainuüksi Punases meres toime tulema 100 lähenevate drooni- ja raketiohtudega ajavahemikus oktoober 2023 kuni jaanuar 2025. See arv kasvab aastate jooksul veelgi, kuna sellised jõud nagu Houthid suudavad hõlpsasti toota tohutul hulgal Samah või Kassavi tüüpi droone, lootuses oma vastaseid üle koormata ning pommitada Ameerika sõjalaevu ja lennukikandjate löögigruppe. Nagu selgitatud, ei ole rakettidele lootmine parvede peatamiseks elujõuline lahendus. Need maksavad mitte ainult varanduse, vaid isegi suurimad sõjalaevad suudavad korraga kanda vaid piiratud hulgal rakette. Lõpuks saavad neil laskemoon otsa ja neist saavad lihtsalt suured istuvad märklauad. Aga mis oleks, kui need laevad saaksid kasutada teistsugust kaitset? Relv, mille kasutamine on odav, mis on tõhus kõigi UAV-de vastu ja millel pole kunagi laskemoon otsas. Siin tulebki mängu Locusti laser. Ja kuigi see võib kõlada nagu midagi ulmefilmist, on see täiesti reaalne ja juba praegu paigaldatakse seda Ameerika lennukikandjatele. Tõepoolest, 20. aprillil teatasid Warzone ja teised sõjandusuudiste väljaanded, et USA merevägi oli paigaldanud ja testinud Locusti lasersüsteemi Nimitsi klassi lennukikandjal USS George H.W. Bushil. Arvatakse, et see on esimene kord, kui merevägi on seda tüüpi tehnoloogiat lennukikandjal aktiivselt kasutanud. See näib olevat osa mereväe pikaajalisest strateegilisest suunamuutusest, suunatud energiarelvade poole. Mereväe operatsioonide ülem admiral Darrell Cuddle ütles 2026 aasta jaanuaris ajakirjanikele, et ta soovib näha rohkem Ameerika sõjalaevu varustatuna laserisüsteemidega ning et need samad laserid saaksid esimeseks ja peamiseks kaitseliiniks lähiohu vastu. See on minu eesmärk. Kui see on laeva vaateväljas, siis esimene lahendus, mida me kasutame, on suunatud energia. Kui uudis Locustist lennukikandjal George H.W. Bush jõudis avalikkuseni alles 2026 aasta aprillis. Arvatakse, et tegelik katsetamine viidi läbi juba 2025 aasta oktoobri alguses. Merevägi jagas süsteemist kohapeal tehtud pilte koos julgustava pealkirjaga. Lahinglaskmise käigus tuvastas, jälgis, ründas ja neutraliseeris Locust LVS laserrelvasüsteem tõhusalt mitu mehitamata õhusõidukit, tähistades olulist verstaposti operatiivsete suunatud energiavõimete kasutuselevõtul. Aerovironmenti Locusti arendanud kaitsetööstusettevõtte pressiteade andis täiendavaid üksikasju. Edukas Locust laserrelvasüsteemi LVS paletiseeritud versiooni demonstratsioon USS George H.W. Bushil CVN-77 2025 aasta oktoobris viidi läbi koostöös USA mereväe ja USA armee kiirete võimete ning kriitiliste tehnoloogiate bürooga RCCTO. Avalduses kinnitati, et Locusti paletiseeritud suure energiaga Fell lasersüsteem jälgis, tabas ja neutraliseeris mitu sihtmärgiks olnud drooni, tähistades olulist verstaposti suunatud energiavõimekuste kasutuselevõtul kõigis valdkondades ja platvormidel. Ettevõtte lisas, et need edukad testid tõestavad, et Locust on platvormist sõltumatu uuendus, mis suudab sujuvalt liikuda statsionaarsetelt, paiksetelt ja maismaal asuvatelt mobiilsetelt platvormidelt. Näiteks kerge taktikaline sõiduk JLTV, jalaväejao sõiduk ISV kuni manööverdava lennukikandja, dünaamilise ja nõudliku keskkonnani. See asjaolu on äärmiselt oluline, kuna see tähendab, et Locustit saab tõhusalt kasutusele võtta peaaegu kõikjal, kus USA-l seda vaja on, nii maal kui merel. Seda võiks paigaldada tulevastele sõjalaevadele ja järgmise põlvkonna lennukikandjatele standardse kaitsesüsteemina, samuti maismaasõidukitele, mis täidavad samu kõrgeid standardeid igas keskkonnas. Aga enne kui me vaatame lähemalt, kuidas see süsteem tegelikult töötab ja milleks see võimeline on, vaatate saadet The Military Show. Ja kui te pole veel tellinud, siis nüüd on aeg seda teha. Nüüd on Locusti keskseks elemendiks laseripõhine suunatud energiaga relv, mis asub tornis ja millel on ka sisse ehitatud elektroptilised ja infrapunavideokaamerad. Need kaamerad vastutavad sihtmärkide leidmise, tuvastamise ja jälgimise eest, kui need sisenevad süsteemi tegevusraadiusesse.
erinevad täiendavad andurid, sealhulgas kõrgsageduslikud radarid ja passiivsed raadiosagedussignaali tuvastussüsteemid on samuti Locustisse integreeritud, aidates suunata ja juhtida laserit, mille võimsuseks arvatakse olevat umbes 20 kilovatti. See on tegelikult laseri võimsusspektri madalamas otsas, aga ära lase end sellest petta. Locusti laser on siiski piisavalt võimas, et väiksemaid droone hõlpsasti hävitada ja väidetavalt on võimalik selle võimsust veelgi suurendada. Tegelikult on süsteemi juba demonstreeritud veidi võimsama 26 kilovatise võimsusega ning see võib olla võimeline veelgi suureneda, kuigi pole päris selge, kui kõrgele see teoreetiliselt võiks tõusta, säilitades samas oma praeguse vormi ja disaini. Ja merevägi pole ainus USA sõjaväeharu, mis selle põneva tulevikutehnoloogiaga katsetab. Juba 2025 aasta detsembris kinnitasid raportid, et USA armee oli saanud kätte paletiseeritud Locust laserid ning lisaks veel süsteeme, mis olid paigaldatud taktikalistele ja jalaväeüksuste sõidukitele, ILTV-dele ja ISV-dele. Merejalavägi on samuti üles näidanud aktiivset huvi JLTV-põhiste Locust-süsteemide vastu, kuid uudis Locustist lennukikandjal on esimene kord, kui oleme ametlikult näinud mereväge seda tüüpi tehnoloogiaga töötamas. See on põnev samm, kuid mitte üllatav, kui arvestada neid arvukaid eeliseid, mida need laserid pakuvad. Esiteks on olemas kulueelis. Kuigi Locust-süsteem ise ei ole odav, maksab üks seade umbes $8 miljonit, on laser ise üllatavalt taskukohane. AeroVironment avaldas, et üks energialöök maksab umbes $5 ja sageli ongi sellest piisav, et droon hävitada. $5, et kõrvaldada $50,000 suurune oht. See on uskumatu ja see on lõpmatult parem, kui proovida sama saavutada $1 miljoni maksvat raketti kasutades. Lisaks on veel oluline fakt, et laserid erinevalt vintpüssidest, tavapärastest õhutõrjesüsteemidest, pommitajatest ja raketiheitjatest ei saa kunagi laskemoonast otsa. Neil on piiramatu laskemoonavaru, seni kuni neil on piisavalt energiat ja jahutust, et neid sujuvalt töös hoida. Need süsteemid võivad tulistada nii kaua, kui vaja. Pole vaja ümber laadida, pole vaja varusid täiendada, pole vaja baasi tagasi minna ja tunde kulutada laskemoona pealelaadimiseks. See on eriti oluline just drooniohu puhul, sest droonid on nii odavad ja neid on lihtne massiliselt toota. Oleme näinud, kuidas Houthid saadavad korraga välja 10 droone. Venemaa on Ukrainas läinud veelgi kaugemale, saates mõnikord ühe öö jooksul välja ligi 1000 drooni. Selliste koguste vastu ei saa võidelda traditsiooniliste laskemoonadega. Vaja on relva, mis suudab tulistada sageli, odavalt ja ilma viivituste või katkestusteta iga lasu vahel. Just sellepärast on laserid praegu nii väärtuslikud. Locustil on ka paindlikkuse eelis. Nagu varem mainitud, on seda juba nähtud mitmes erinevas vormis, näiteks kaubaalustele või konteineritesse paigaldatud süsteemidena, mida saab hõlpsasti ühest kohast teise liigutada. Samuti sõidukitele kinnitatud süsteemidena. George H.W. Bushi pardal nähtud Locust veeretati lihtsalt tekile ja kinnitati paari minutiga. See tähendab, et neid süsteeme saab vajadusel hõlpsasti üles seada või eemaldada, sõltuvalt missiooni nõuetest. Tasub märkida ka seda, et see on vaid üks mitmest suunatud energiasüsteemist, mida merevägi ja teised USA relvajõudude väeliigid uurivad ja testivad. Näiteks 2024 aastal avaldati aruandeid, et merevägi oli katsetanud kõrge energiaga laseri ja integreeritud optilise pimestaja ning jälgimissüsteemi Helios Arleigh Burke'i klassi juhitavate rakettidega hävitajal USS Prebelil. Helios on umbes 3 korda võimsam kui Locust, selle võimsus on 60 kilovatti ja see saab sujuvalt integreeruda mereväe olemasoleva aegise lahingusüsteemiga. See suudab nii vaenlase ohte pimestada, mis tähendab sisuliselt nende sensorite ja kaamerate pimestamist, kui ka nende kriitilisi komponente kontsentreeritud energiakiirega kuumutada, kuni need lihtsalt üle kuumenevad ja üles ütlevad. Testimisel, nagu ka Locust, osutus Helios väga tõhusaks droonide tabamisel ja neutraliseerimisel. Ja nagu Locustigi puhul on süsteem ise küllaltki kallis, kuid Heliose kasutamine maksab tegelikult peaaegu mitte midagi. USA töötab samuti kõvasti, veelgi suuremate ja võimsamate laserisüsteemide kallal. Näiteks 2025 aasta juunis kuulutati välja projekt nimega Songbow, mille eesmärk on luua 400 kilovatine laserisüsteem. See oleks umbes 7 korda võimsam kui Helios ja umbes 20 korda võimsam kui Locust, võimaldades mitte ainult droone, vaid ka suurt hulka muid ohte, alates tiibrakettidest kuni väikeste paatideni tabada ja hävitada. Seda tehnoloogiat murranguliseks nimetada oleks alahindamine ning selle potentsiaal on peaaegu piiritu. Nagu admiral Coddle märgib, siis kui võimsus suurendada, kasvab ka tegelik võime sihtmärki tabada ja hoida kiirt sihtmärgil ja laseri tõhusus suureneb. Kõigest hoolimata ei ole laseritel omadest probleemidest puudu.
kui need oleksid täiuslikud, oleksid need juba laialdasel kasutusel kogu USA sõjaväes, mitte alles testimis- või katsefaasis. Üks probleem on näiteks see, et üks laserseade saab korraga sihtida ainult ühte märki. See on probleem, kui räägitakse tohutute drooniparvede tõrjumisest, mis võivad koosneda kümnetest või isegi sadadest sihtmärkidest, mis kõik liiguvad kiiresti. Kuigi laseri tulistamine ise võtab vaid murdosa sekundist, vajab süsteem siiski aega, et sihtmärkidele lukustuda ja neid jälgida. Samuti tuleb iga kasutuskorra vahel arvutada lasud. Lisaks on laserrelvade puhul üldiselt, vähemalt nende praegusel kujul, üks puudus see, et mida kaugemale kiir oma allikast liigub, seda nõrgemaks ta muutub, kuna kiir hakkab hajuma või laiali valguma, mis vähendab nii selle tihedust kui ka intensiivsust. Ka atmosfäär mängib siin rolli, neelates või hajutades valgust selle liikumisel. Lahingutingimustes tähendab see, et laseritel peab olema kas väga suur võimsusallikas või tuleb tulistada ainult siis, kui sihtmärgid on neile üsna lähedal, et oleks parim võimalus vaenlase ohte alla tuua. Lisaks sellele mõjutavad laaserid ilmastikku ja muud keskkonnategurid. Suits, tolm ja vihm võivad kõik segada laseri võimsust ja täpsust, vähendades veelgi selle ulatust ja piirates selle tõhusust. Lisaks on veel see, et need süsteemid sisaldavad ka üsna õrna komponenti. Näiteks vajavad laserid sageli tundlikku optikat, et korralikult töötada. Ja on kahtlusi, kui hästi sellised osad vastu peavad, kui need kinnitatakse sõjalaevadele ja peavad veetma pikki perioode merel, olles avatud ilmastikule ja soolasele mereõhule. Isegi nende probleemide juures on sellised laserid nagu Locust vältimatult laiemalt kasutusele võetavad ja aktiivsemalt kasutatavad lähiaastatel. Ja maailma juhtivate sõjaliste inseneride ja arendajate ülesandeks jääb leida viise nende piirangute ületamiseks või nendega toimetulekuks. Ja kuna mõned parimad mõistused juba tegelevad selle teemaga ning kõrgeimal tasemel on selge soov integreerida rohkem laasereid mereväkke ja mujale, on tõenäoline, et USA näitab selles vallas teed. Pealegi on see vaid üks paljudest viisidest, kuidas merevägi uuendab oma sõjalaevu, hävitajaid ja lennukikandjaid, et muuta need droonide suhtes vastupidavamaks. Jällegi, võttes eeskuju Ukrainast, on USA samuti alustanud tõrjedroonide testimist ja kasutuselevõttu. Näiteks 2025 aasta märtsis nähti USS Gerald R. Fordi lennukikandjarühma 3 Arleigh Burke'i hävitajat uute stardisüsteemidega, mis polnud mõeldud ainult rakettide, vaid ka droonide jaoks. Täpsemalt öeldes Raytheoni Coyote Block 2 ja Anduril Roadrunner M droonid. Need mõlemad on droonitõrjepüüdurid, mis on loodud ühe eesmärgiga – jahtida ja hävitada vaenlase droone enne, kui need jõuavad oma sihtmärke rünnata. Ja mõlemad on oma töös uskumatult tõhusad. Näiteks Coyote suudab saavutada tippkiiruseks kuni 370 miili tunnis. Sees kannab see 4 naela kaaluvad kildlõhkepead, millel on lähedussüüde. Ja niipea, kui see jõuab piisavalt lähedale vaenlase droonile, lõhkeb lõhkepea, hävitades nii Coyote kui ka selle vaenlase drooni, mis juhtub selles piirkonnas olema. Roadrunner võib isegi parem olla. Kaksikturbojuga mootoriga püüdurdroon, mida saab välja lasta, sihtmärki jälitada ja vaenlase droonidega võidelda kas käsitsi juhituna või autonoomselt, kasutades omaenda tehisintellekti. Sellel on ka võime naasta baasi, kui ta ei leia sihtmärki õigel ajal. Ta saab turvaliselt baasi maanduda, tankida ja minna uuesti jahile. $500 000 eest on see drooni kohta üsna kallis, kuid siiski palju odavam kui püüdurrakett. Ja nende ainulaadsete kaitsevahenditega oma lennukikandjatel ja sõjalaevadel astub USA merevägi tõepoolest uude ajastusse. Ajastusse, mida ei määra enam lõhkepeade suurus ega rakettide hinnasildid, vaid süsteemid, mis on tõhusamad ja kuluefektiivsemad kui kõik eelnev. Nüüd saate selles videos teada veel ühest põnevast USA sõjalisest uuendusest, mis käsitleb oletatavat ülisalajase luuredrooni kasutuselevõttu Iraani kohal. Või vaadake seda videot, et näha, kuidas üks tavapärasem Ameerika sõjatehnika näide F-22 hävituslennuk on osutunud maailma parimaks ja võimsaimaks lennukiks. Ja kui soovite rohkem sõjalisi analüüse, teadmisi ja värskeid uudiseid, siis kindlasti tellige Military Show juba täna.